Nii, ja järgmine podcast, järgmine külaliseks meil seekord siis Siim Savisaar. Ja Siim Savisaar on siis, sa oled treener, sa oled füsioterapeut, sa oled koolitaja, sa oled võistlev sportlane, sa oled võistlev sportlastele treener. Jep. Sa oled pereisa. Jep. Sa oled, mis veel tuleb? Persooni bränd. Abipolitseinik ka või midagi, see oleks mingi karma läbi lae, aga vist ei ole, jah. Rohkem ei ole. Sõjaväes oled käinud? No, jah. Kaitseväes oled käinud? Näe jälle punkti juures. Võt ei teagi, noh. Panused aitab vabal ajal üle tee ja. Okei, aga selles mõttes, et päris nagu laia kandepinnaga inimene, et päris huvitav selles mõttes, et päris kaugele oled nagu jõudnud. Ühesõnaga, ütleme nii, et normist võib olla erinev. Jah, ebanormaalne. Ma seda mõtlesingi, et ebanormaalne inimene ja ebanormaalsete inimestega võib-olla ongi just huvitav rääkida, vaata. Okei. Ja kui me nagu selle spordi poolt räägime, klassikaline kulturism on see, millega sa tegelenud oled. Mina julgen väita, et sa oled klassikalises kulturismis üks, miks mitte Eesti hetkel siis parim põhimõtteliselt. Julgeb nii väita. See on õnneks see, et kuna viimane selgitamine oli sügisel, mille ma võitsin, siis ma võin nagu lihtsalt öelda, et andmed ju nii väidavad. See on statistika. Jah, just. Data on olemas. Okei. Nii et selles mõttes on nagu ka huvitav, me saame sinna teemasse ka süübida, aga võib-olla esimesena räägiks nagu elust natukene ja sest kandub siia ka praegu üle, et kuidas me seda podcasti praegu teeme. Et sa oled siis praeguseks juba siis 2 lapse isa. Jah, 2-kordne Eesti meister laste tegemises, jah. Mitmekordne Eesti meister sa oled? Mis asi? See on nii naljaks, et ma täpselt ei tea, vaata, ma olen sügisel ja kevadel võistlenud ja nii, et võib-olla meistritiitlid on vähem kui karikavõistlusi. Okay. Ma arvan. Kindlasti kuskil on keegi kurivastane, kes teab täpselt kausta lahti, ära kire, sa oled see 2-kordne. Aga ei, on tulnud ette häid kohti, jah. Jah, on küll, jah. Okei, aga sa oled siin, sa oled 2 lapse isa. Kui vanad nad on sul? Sellega on siis niimoodi, et on 4 kuud saab ühel ja teine 1-8. Nii et suhteliselt väiksed. Väike vahe ka, kui keegi tahab arvutada, eks ole. Sa oled 31-aastane, eks? Jep. Ja, et ma ise olen 28, olen 3 aastat noorena enam-vähem. Ma kunagi jõuan ka sinna ikka, kus teeme... Kui oleks 27, sul on juba möödas teadupärast, vaata Kurt Cobain ja nii edasi, teised kuulsused on 27 peal nagu läbi saanud. Ja, absoluutselt. Aga ma mõtlen seda, et kirjelda võib-olla lühidalt, et kui seda saab lühidalt kirjeldada, mis tunne see siis on, kuidas su elu, kuidas see elustiil ja kuidas see kõik sul muutunud praegu on? Et nagu reaalselt, kui sa nüüd oled 2 lapse isa versus see, et sa enne, kui sa oled 2 lapse isa, elasid oma elu nii edasi. Ma arvan, see on see, et kui sa oled selline tulihingeline sportlane, ütleme ideaalis siis kulturist just, siis on see võrdlemisi nagu väike üleminek selles osas, et ideaalse kulturisti elu on ja suhteliselt eat, train, sleep, kui väga nagu mingid igavaid särke kommenteerida ja tsiteerida, et ega ma nüüd iga reede laupäev, ma ei tea, ööklubides ei käinud nii edasi, et siis on see üleminek palju valutum, ütleme nii. Et need, kes on mölluvennad, nendel on kindlasti see täiesti peaga vastu seina taguda, et mis mõttes neljapäeval ma nüüd nagu panen last niimoodi süles magama selle asemel, et kuskil peol näppu visata. Lapsed on toredad. Nad rikuvad su und, nad rikuvad su päeva, aga nad panevad ka särama selle päeva. Et tegelikult üleminek oli võrdlemisi valutu, jah, sellepärast, et juba see, ütleme siis 20. viimane ots oli suhteliselt selline
no ma ei saa öelda, et mõistust tuli koju, aga lihtsalt nagu juba natuke rahunes elu üldse maha. Ja siis hakkaski nagu see spordi asi millekski muutuma ja kõik see nagu võib-olla siis töö läks ka juba niisuguseks mingiks juba spetsiifilisemaks asjaks, et sa hakkasid juba kuskile igasuguste asjadega jõudma. Ja siis olid lapsed nagu selles mõttes nagu loomulik jätk, et niikuinii juba, ütleme, ilmselt oli see rohkem ka siis minu taga kinni võib-olla, et naine ammu ütles, et midagi võiks nüüd tulla, et kas siis see või lapsed. No nüüd on mõlemad olemas, nii et. Aga sa selle tegid enne ära, jah? Jah, aga ma ei saaks öelda, et mu naine ei oleks pisut rase olnud sel hetkel. Sa ajastasid siis kaks asja ühel ajal põhimõtteliselt. Jah. Aga siis kuidagi nagu... et taksojuhile ütles, et kui ootasin samast perekonnaseisuameti ees, et meil on veel sünnitusmajja ka minek. Tegid kiiresti ühesõnaga. Jah. Helisid pärast emale. Kuule, et me abiellusime. Jah, kuule, et võta 2 kimpuna. Kuule, et too midagi kooki või pane viski midagi kokku. Just. Et selles suhtes jah, et kindlasti need nii-öelda, kes on ikkagi hingelt või väga peomeelsed, et nendel on kõige raskem tööd. Õhtud on hoopis teistsugused, et nüüd on mul 2 last, mis tähendab seda, et tungivalt soovituslik on mul ikkagi õhtul kodus olla, sest et 2 last korraga ei saa eriti magama panna, nii et siis, võib-olla mõni oskab, ma äkki ei ole lihtsalt nii võimekas, aga et siis on nii, et üks saab ühega tegeleda, teine teisega, nii et selles mõttes see mõjutab mu nagu töö tegemisi, et õhtul ikkagi oleks vaja mingil ajal kodus olla, mitte niimoodi, et annad veel trenni siin, nii et aktuaalne kaamera kõik taustas. Okei, et ühesõnaga su päevagraafik on suuresti muutunud, su unegraafik on suuresti muutunud. Mul on muidugi ikkagi siis naine selles suhtes tubli, et ma loodan, et ta ise seda podcasti ei kuula, aga jah, et mina saan öösel magata tihti. Ahah, jah. Et jah, selle koha pealt jah, et on mul nagu ette läinud, aga õnneks nüüd on juba enam-vähem see ööunedega ka. Ja ise oled vaata niisugune hea elav zombi, et magad, üks päev kisama, siis lähed kinnistusmadega kaisu ja siis on jälle äkki, kui veab, siis on vaikus majas tagasi. Okei, äge. Kuidas see, kuidas ma seda küsin nüüd? Kas see, ühesõnaga, see on sinu, kaua te koos olete nagu sinu siis abikaasaga, kaua te koos olete olnud? 10 aastat. 10 aastat, korralik. Need põhimõtteliselt 8 aastat olite koos, kui siis esimene laps tuli? Nojah, meil saab nüüd teid isegi 11 sel aastal, nii et jah, põhimõtteliselt, sisuliselt jah, me räägime ikkagi päris pikast ajast tõesti, et ja siis see oli nagu maraton, vaata, kus 42 kilti ja viimase 2 kilomeetri peal ju pups pulmad ja hops laps on ju, nii et... See oli nagu viimase... Ma olin see valge mees, vaata, geenialaste jooksus, kes lihtsalt tuli rebis ette. Ja naine kilomeetride kaupa oli kogu aeg vaikselt küsinud, et läheb 5 aasta ja 6 aasta ja võiksime vaikselt ja 7 aasta ja kuule siin. Ja, et kaua sa ootad, et varsti oleme 60 ja... Tase käid võitled ja kurat, oled siin ilus ja näitad muskleid värki. No äge, see kõik on fun nagu, aga jah, et... Ongi, et mind see six-pack ei kotti, et kuna lapsed on. Ja. Kurat, tahtsin midagi selles küsida ka. Aga te ütlete selles mõttes nagu juba päris nagu väga pikka aega, et koos on teinud seda, enne kui te seda tegite, aga kui te juba nüüd, kui teil nagu lapsed on, kuidas see nagu... Kas see kuidagi nagu veel suhe teie vahel ka veel omakorda sügavamaks muutis või kas sa tajud seal mingit emotsionaalset erilevust või? Jah, kindlasti. No vaata, eks see on ka see, et kui su ööund ja kõike rikutakse tsükleid ja mingid mis iganes plaane jooksvad, eks see tekitab kas frustratsiooni ja igasuguseid muid asju ka, nii et ütleme, et tuleb osata nagu leppida palju paremini ja järgi anda ja nii edasi, et õnneks ma olin vanem vend ja mul oli 2 väiksemat venda, kellest üks oli hea tropp, kui ma ise väike olin nii-öelda. Ilmselgelt ta praegu on ideaalne vend mulle, aga et üles kasvades ja siis natuke nagu siuke inimsvamm ja nagu seda ma olen nagu õppinud siis juba väiksest peale. Nii et kindlasti
noh, magamata une foonil või taustal on palju lihtsam tülli minna, nii et siis selle vältimise õppimine ongi kindlasti, mis on nagu tulnud juurde ka. Nii et te olete mõlemad õppima veel sügavamalt nagu diplomaatiat rakendama, kommunikatsiooni rakendama, kõike seda, mis tavaliselt siis, kui asi nagu veits nagu teravaks läheb, need on need asjad, kus tulevad need oskused nagu meeskonnas mängu, et kuidas maandada see pinge, kuidas mitte liiga kaugele minna ja kuidas võimalikult nagu valuvabalt nüüd see konflikt lahendada. Ja kindlasti, et noh, ega kõik ilusad asjad on ka ju ilusamad ja nii edasi, aga noh, ma arvangi, et niisugustel hetkedel ongi need tõrvatilgad meepotis on nagu palju valusamad kui need pidevad head asjad, sest et ju noh, kokkuvõttes saad ikkagi inimesega koos, mitte nagu lahku minna umbes, et nii loll tüli on ju enam, ma ei saa nüüd treeni minna, et jah, see ei ole nagu lahendus. Ei no huvitav, küll. Jah. Kuulajatel ka infoks, et meil võib kunagi, me ei tea, siin praegu podcasti jooksul, millal võib mingi ütleme siis interference, ütleme taustale tulla, kui sul mõni, ma ei tea, üles ärkab või mingi mõte ühesõnaga. Jah, või siis tuleb üks ukse taha nutma sellepärast, et Lotte Kaisu nukk läks minema. Aga vaat need on ka oskused jälle. Ma ei tea, kuidas seda lahendada näiteks. Ma ei tea, kuidas seda probleemi lahendada. Sinul on see kogemus juba olemas, vaata, sa tead, kuidas sellele kuidas seda hakata produktiivselt edasi vaata. Väga. Okei, aga lähme teemadega edasi. Räägime sellest musklivärgist, selle kulturismivärgist, millega mina ka tegelen. Räägi siis omalt poolt seda, et kuidas sa üldse selleni jõudsid, et miks sa sellega tegeled, kuidas sa alustasid. Jälle, see on sama asi, mida nagu päris mitme inimesega on nagu rääkinud, et nagu suhteliselt veider asi, millega tegeleda, vaata. Et nagu sa ei võta tänavat ja kuradi, ta on sul stringides laval, vaata, üleni õlitatud ja näitab lihasid, vaata. Et see nagu suht siuke abnormaalne. Ei, kindlasti jah, et eks seal on päris palju neid naljakaid nüansse. Mulle tundub, et mul on selles mõttes seda, et mul on kogu aeg saanud natuke nagu mingi filosoofilisemat laadi asi, et ma ei ole nagu, ma alustasin tegelikult kooli ajal ja see oligi niimoodi, et meil oli selline väga tore kehalise kasvatusõpetaja, kes nii-öelda lubas siis non-stop jalkat mängida. -20, +20 vahet ei ole, kutid ütlesid jalka, siis davai saab jalkat. Mind ei kottinud see jalka üldse. Vana teada tarkus on see, et nii-öelda kehvad mehed on kaitses ja üks õnnetu nendest läheb veel väravasse ka, eks ole. Kõik ässad vennad jalkatrennis, kes käivad, need on alati ründes. See oli umbes meie kirjutamata reegel. Ja mina teised vennad olime siis kaitses. Aga et õnneks see kehalise kasvatusõpetaja lubas niimoodi, et küll, et võite jõusaali minna. Nii et siis ma hakkasin vaikselt seal käima. Mul oli see raamat, see kollaste kaantega raamat, siis Kulturism kõigile, mille mulle isa siis mitte ei andnud, vaid selles mõttes, et ta võttis riiulist ja ulatas selle mulle. Sest tegelikult on nii, et kõige esimese jõusaali trenni nii-öelda ma tegin ema kõhus. Mul isa ja ema treenisid siis kehakultuurihoone jõusaalis, siis ma ei tea, kui palju, aga ma tean, et mu ema oli rasedana seal käinud ka lisaks. Et nii, et mõnes mõttes, kui väga niimoodi et tiipi öelda, siis ma olen ju saalist alguse saanud. Born in the gym. Sai ühesõnaga kooli ajal hakata palju rohkem sinna käima, õpetaja siis nagu lubas, ütleme. Ma ei tea, kas see soosimine on just õige sõna, aga tal ei ole midagi selle vastu, et me tahame käia. Ja siis kuskil seal kooli lõpupoole ma käisin ujumistrennis mitu aastat ja sealt hüppasin jõusaali. Mina saan siis olla see inimene, kes ütleb, et ma jõudsin jõusaali tänu suitsetamisele, mitte suitsetamise tõttu. Sest vaata, me ei täna halbade asjade eest. Miks see siis tänu suitsetamisele on see, et ma käisin koos kambajõmmidega trennis. See oli siuke 3 veerand sotsialiseerumise kohta ja veerand siis nagu, et me ikka ujusime tõesti ka kogu aeg. Aga me kõik olime piisavalt ajudega, me saime aru, et me ei ole Eesti esimene, me ei ole Eesti 3, me ei ole Eesti, mis iganes 4. Aga me oskame päris pagan hästi ujuda ja meil on tore nagu juttu ajada, kas siis pärast saunas või siis vahepeal seal ujumise otsas.
ka kutid hakkasid suitsetama, mitte mina. Ja siis nad jäid kuidagi nii-öelda kehvemaks selles ja siis neil kadus veits see huvi ka ära nagu trenni teha. Ja ühel hetkel oligi nii, et siis ma jäin üksi nagu sinna trenni alles ja ma ei viitsinud kogu aeg mingitest noortest narkomaanidest mööda ujuda. Siis ma vaatasin, kurat aitab, et mul lähen sinna jõusaali lihtsalt siis ülesse. Ja samas hoones oli jõusaal, ja siis oligi nii, et ma hakkasin oma ujumistrenni nagu kaardiga niimoodi, et tere, ma tulin ujumistrenni ja tegelikult hiilisin jõusaalina. Ja siis hakkasin jõusaalis käima ühesõnaga. Nii et siis tänu sellele, et sõbrad hakkasid suitsetama, kellega me muidu seal nagu vestlesime, siis mina kui last man standing otsustasin, et ei jõusaali. Nii et tegelikult jah, kooli ajal sai hakatud juba tegema, siis ma ise ütleks esimene arenguhüppe oli Kaitseväes. Ma läksin kohe peale 12. kaitseväkke. Ütleme sisult ja kus ma siis lugesin ära kõik Muscle and Fitnessi ajakirjad, kõik, mis ilmusid Kaneskani. Põhimõtteliselt kõik, mis nagu niisama kätte sai, oli mul siis loetud selleks hetkeks. Ja hakkasin seal korralikumalt käima, käisin palavikuga, nohuga, mis iganes. Pandi puid alla, siis oli see, et koristamispäev, et kes kuhu läheb. Ma ütlesin, et ma võiks sinna vanasse linnakusse minna koristama, kas sinna üks jõusa oleme? Et ühesõnaga ma siis pidin sinna ennast valetama ja meelitama igat pidi ja vahepeal keelati ja nii edasi. Aga jah, et siis saigi peale Kaitseväega hakatud võistlema kusjuures, kui ma tulin sealt nii-öelda välja. Aga ühesõnaga see sinu sisemine meathead nagu suhteliselt nagu varakult lõi välja, vaata. Jah, aga oligi, et mulle meeldis nagu seda trenni teha ja siis ma ei oskagi öelda, et kas mulle meeldid rohkem nagu jõunäitajad või nagu kuidagi see lihas, ilmselt ikkagi see lihase kasvatamine ka. Mul kunagi ujumistrennis tehti vihje, et ma võiks veits nagu alla võtta. Mul ei olnud six-pack, mul oli one-pack. Aga see oli veits ka ilmselt see arenguetapi, vaata iga siuke äkki 15 siis võib-olla, et mingi selline. Mul mõlemad nooremad vennad on ka, kui mingil hetkel arvanud, et nad on umbes paksud või midagi siukest. Ei ole, aga lihtsalt, et ju siis meil kõigil oli mingi siuke asi. Aga meeldis. Ja siis näed, jäigi külge, aga tõesti jah, meathead. Aga sa mäletad ka, et kui sa nagu alguses läksid käima ka, et ilmselgelt sul tekkis nagu, kui sa siis Kaitseväes nagu otsisid võimalusi, kuidas minna jõutrenne tegema, vaata. Siis kui mina Kaitseväes käisin, vaata, siis ma olin juba eelnevalt kulturismis võistlenud, vaata. Ja siis ma kogu aeg viilid ennast kuidagi jõusaali, vaata. Aga siis mul oli teos võistlusspordiga, vaata. Mul oli silme ees see, et ma millalgi võistlen, mul on vaja paremaks saada, mul on vaja progresseerida, kõike seda teha, vaata. Alguses käisid, siis kas sa nagu mäletad ka, kuidas sul täpselt see seos nagu tekkis, et miks hakkas sulle nii väga meeldima? Et kas ongi see, sulle meeldis, kuidas sul lihased nagu arenesid, jõunäitajate areng, aga põhimõtteliselt, kas nii, kui sa kohe alguses käima hakkasid, kohe nagu tundsid mingit siukest nagu connection'it, siukest nagu ühenduvust sellega, et kurat, see on sitaks ägedes või kus kohas see nagu toimus? Käis mingi klõps vahel ära, et enam-vähem, et kui sa olid juba mingi 2 aastat käinud, siis vaatasid, hakkas tekkis see rutiin ja käitumismuster ja siis hakkas see hästi sulle meeldima või kas sa mäletad ka umbes, kuidas see nagu kujunes? Tegelikult mulle ikka hakkas see suht kohe meeldima või ütleme, et ma mingil määral teadsin ette, et see meeldib mulle ilma, et ma oleks nagu hakanud üldse saalis käima. Mul oli mingi tellitav antel isalt kodus olemas ja mul isa oli Eesti koondislane näiteks siis, kui karate oli legaalne sport. See liidu keelati ära teadupärast ühel hetkel. Et isa oli ka nagu Eesti tegija nii-öelda olnud ja nii edasi ja siis oli meil mingid asju, siis mul vanaes oli, ma tean, Nõukogude armees üks kõvemaid vendi, nii et sükest nagu, keegi ei tuusanud, aga lihtsalt, et kõik olid sitked vennad olnud ühes või teises asjas. Ja kuidagi sujuvalt nagu teadsin, et mulle lihtsalt meeldib füüsilist sükest asja nagu teha. Ma kindlasti ei tundnud mingit hullu tungi, mingit kraavi kaevata, et mitte füüsilist rasket roppu tööd teha, vaid et üks nagu trenni teha. Et see on ikkagi 2 suurt erinevust, aga jah, kui ma käima hakkasin, siis ikkagi hakkas see meeldima tõesti, et võistlemise isu mul esimese asjana nagu ei olnud või nagu seda plaani, sest et ütleme, et üsna tõsiselt ja kindlalt ma võin väita, et ma ei tundnud, et ma olen hea. Et kuskilt otsast, sest et ega ennast peeglist vaadates oli aru saada, et ma ei ole nagu keha järgi mitte keegi, aga mulle lihtsalt meeldis seda asja teha. Nii et see on pigem nagu pika asja kulminatsioon, aga jah, et
et ilmselt ma olin võib-olla mingi 4-5 aastat, no ma ei tea, teinud siin alla. Ja toona oli veel jama ka see, et ega tegelikult adekvaatset infot nagu väga ei olnud, noh, ütleme, et see... Muscle and fitness. No jah, aga see tuli ka nagu peale mitmeid aastaid alles. Ja siis oli ka mingid sellised idiootsid nagu mingi Schwarzeneggi 8 päeva või 8 nädala mingi kätekavad ja midagi siukest. Keegi ei ole kunagi rakendanud, mida keegi siiamaani ei rakendanud enam. No umbes mingid siuksed jaburtused. Jah. 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 Ei, no huvitav, jah. Okei. Kui sa millal see otsus nagu esimest korda võistelda? Kuidas sa selle nagu jõudsid? Okei, sulle meeldis nagu jõusaalis käia, sa teadsid, et sulle meeldib seda trennida, sulle meeldib füüsist arendada, sulle meeldib jõunäitajaid arendada. Aga mis hetke sa mõtlesid, et ma tahaks sellega nüüd minna Eestis konkurentsi teiste sama ala sportlastega just selle ala peal, kus nagu seda visuaalset poolt nagu hinnatakse. Mis hetkel sa selle nagu otsuseni jõudsid ja miks sa selle otsuseni? See tuli... Kui ma olin kaitseväes, siis minu teada sellel aastal, kui mina kaitseväes olin, Tartus Imre Vähi tegi esimese kulturismi noortegrupi, ütleme nii, mille siis kas siis otsene suund või tugev alltoon oli see, et minna võistlema. Ja siis mina olin kaitseväes sel aastal, siis mina sealt välja tulles teadsin, et ma tahan ka sinna gruppi minna, et ikkagi oma ala kõvemaid mehi on seal juhendamas ja siis ka vaadata, et mis asja saab nii-öelda. Ja kaitseväes sai piisavalt head võhma ja tausta, nii et siis tundus ka, et ma suudan ka sinna nagu vähemalt kulturismi trenni minna tegema. Ja siis seal oligi niimoodi, et enam-vähem selle sama pundiga, kes seal siis alustas, ütleme siis teine lend, et siis need ka kõik laval ära käisid. Ma eeldan, et kõik käisime, ega see grupp nüüd hirmus suur ei olnud. Kas mäletad, mis aasta see ka see oli, kui see esimest korda võistlesid? Ma arvan 2010. Okei. Mul on see, et ma saan umbes pikerdada nagu karika pealt või midagi nõukest, et... Sa võid vahepeal karikatoas ära käia või ma ei tea, kus sul on karikasein kuskil või kus sa neid karikad hoiad, vaata. Mõned teevad. Ma riiuli peal, jah, ja siis on jah nii, et kui mingi töömees tuleb koju, siis see kõnnib, peab sealt enam eest läbi kõnnima, et siis... Kõige parem on see, kui lased vaata töömehel mingi asja tuppa tassida, siis see vaatab, et kuidas siin elab mingi kulturist. See ei ole mul tuppa tassida. Nad ei saa kohe aru, ei saanud. Sest mul on ka töömees kodus käinud ja siis on karikaid näinud, siis on mingi, aga ta pole aru, et ta nagu, mis spordialaga tegelikult, mis siin tegelikult, siin on kõva sportlased elavad, mis värk on, vaata. Mis on karikad, kus on mingid kuradi poosid on sees, vaata, ja siis nagu... Siuke mul üks, aga see on mul kusjuures väikese venna juures selle tõttu, et see suutis kildudeks kukkuda ja siis ta liimis seda kokku. Aga ma ei ole seda karikat tagasi saanud. Aga siit ka viide põhimõtteliselt. Et selles mõttes nüüd, kui ta vaatab seda, siis ta teab, et nagu ülesanne on teada. Jah, et nüüd paar aastat on liimitud, võiks tagasi tuua. Okei, aga... Kui mina nagu sind esimest korda nagu ka nagu detailselt märkasin, tegelikult ma ütlen ausalt, sul vist ikkagi läks nagu omajagu aastaid, et mingile tasemele jõuda. On see nagu... No ikka jaa, see ongi see naljaks asi, et ma aastaid teinud, ikkagi palju aastaid. Ja siis alguses ei tulnud ka midagi või ütleme, et ma tean, mis tähendab 7. koht, mis on 6, mis on 5, 4 ja nii edasi. Ja siis nagu teinud, ma ei ole kunagi nagu vingunud selle pärast või nagu, et tuli see koht, siis selge, siis ma järelikult olengi see koht või kuidagi nagu teed ja aktsepteerid seda tulemust, et muidugi tahaks paremini, aga nagu kui ütleme, et kui võistlus on läbi ja sul on see koht taskus olemas, siis ma ei lähe nagu mingi Raekoja platsile karjuma, et karjume paigloos on ja et ma olen näinud seda suhtumist suht palju. Ja teine see, et juba hea, kui sul alguses ei lähe nagu ülihästi, sest siis sa suudad kuidagi palju täiskasvanulikumalt seda asja teha. Kõige kohutavam on see, kui tuleb keegi verinoor on ja siis verinoor ja siis saab umbes esimese või teise koha ja siis ongi nagu kapten Ameerika on ju. Ja siis on järgmine kord 3. koht on nagu maailma lõpp, eks ole. Et ma olen neid pinke soojendanud ja nühkinud neid kohti küll. Ja ma arvan, et meie vist esimest korda kohtusime äkki siis, kas see oli siis Descartesi kooli võistlusel? Kas võis olla nii? Kus kohas? Kas Tartus ei olnud või? Tartus võimalik, jah. 2000. Eesti karikavõistlus seal Descartesi koolis, kui ma ei eksi. Ja kas oli koolis või? Oota,
niimoodi, et su ema krimmis sind ja siis me olime muusikaklassis. Mis asja? Kas sul ema ei võinud krimmida sind või? Oli niimoodi? Ei, pigem ei. Okei, kurat, aga... Need lõuna-Eesti lahtised, vaata. Ma olen 2 korda, ma olen 1 korra seda ise võistelnud ja ma olen 1 korra seda eraldi vaatamas käinud. Ma olen kokku 2 korda käinud. Üks oli 2014, teine oli 2015. 2015 ma võistlesin, 2014 ma käisin vaatamas. Okay. Ja mõlemad korrad ta toimus, see on nagu suur kuradi see, mis iganes korvpallisaal või mis iganes see. Aga see on seal Ujula tänaval. Seal see. Ja siis oli ülikooli spordihoones. Just. Okei. Aga ma räägin, ega ma ei mäletagi selles mõttes, et nagu sa regulaarselt nagu võistlesid, aga ega ma väga ei pannud siin nagu tähele eraldi, vaata. Sest noh, see oligi see, et sa tulid sealt tagant poolt, vaata. Ja tagant poolt tulid ja siis järsku kuradi, siis kui sa nagu breakthrough nagu oli, vaata, siis nagu vaatasid nagu ossa raisk, nagu mis see meil on, vaata. Sest ma mäletan, see oli vist 2016. Ma arvan, et kas sa 2016 karikavistlustel võistlesid? Äkki oli siin? Tead, ma peast ei tea, aga vist küll. Ma olin äkki siis lava ja sa mäletan, sa pumpasid seal soojaks. Jana Rückenberg oli ka seal juures vist. Silver. Ja siis ma mäletan, siis ma nagu märkasin ka sind eraldi ja siis ma mõtlesin nagu, mida kuradit, vaata. Haige vend. Ma mäletan, mis ma ütlesin sulle mingid kurat, ma küsisin, nagu ma ütlesin, mingi kommentaar enam, see on nagu tullukas ja. See on nagu ei. Ei, tegelikult need võistlused olid ägedad. Noh, kui ma ausalt ütlen, siis mu kõige lemmikumad võistlused või noh, Lõuna-Eesti karikavõistlus on mu lemmiksari olnud. Sest see oli nagu rahva seast ja rahvalee ja kõik oli kuidagi õige, autentne siukene. Et noh, ega need salmed ja kõik on ka nagu toredad, aga seal on ikka see, et noh, see on võistlus, mis peab siiski ka oma kulusid nagu suutma katta, mis tõttu on seal piletihind, mis ei ole tingimata 1 või 2 euri ja nii edasi. Et noh, see automaatselt nagu mõned jätab uksest välja nii-öelda. Ja, see on päris hea võrdlus minu arust. See, et see on rahvavõistlus, et see on rahvale ja rahva poolt, vaata. Et kui ma ise seal nagu seda vibe'i tajusin, vaata, ja käisin seal koha peal, siis julgeks väita, et see suht hästi kirjeldab seda, mis tunne seal koha peal on, vaata. Sest noh, mingi 5 euri oli pilet või midagi suhkest. Minu arust piletid ikka olid, aga see oli 5 euri vist. Alguses ei olnud üldse piletitki. Alguses ei olnud. No tegelikult, okei, no see olenebki sellest, et mis kulusid vaja katta on, vaata. Ideaalis võiks nagu minu arust kulturismi fitnessi võistlustel võikski enam-vähem kas olla nagu mingi sümboolse väga väikse summa eest pilet või siis võiks olla tasu. Siis võiks mõelda viise, kuidas ära katta nagu kulud teistest allikatest. Sellepärast, et see on subjektne arvamus, kui ma mõtlen, vaatan seda kõrvalt, sest see on nii nišiala, see on nii siuke kitsa ringkonna ala ja see peaks olema nagu inclusive, see peaks olema nagu nii avatud kõigile kui võimalik, et maksimaalselt inimesi sealt läbi liiguks. Sest mida rohkem inimesi läbi liigub, seda rohkem nad näevad seda ala, seda rohkem nad näevad seda messiala, seda rohkem nad kõik nagu sponsoritel on sellest kasu, vaata. Ehk siis idee poolest minu arust see nagu see mõte sellest, et teha seda nagu siukese rahvaüritusena, see tegelikult ülihea mõte, et kõik saaks liikuda seal. Aga salme antud juhul jääks ka väikseks antud juhul. Sellepärast, et isegi kui need salmed suht tihti oli niimoodi, et oligi piletin nagu on nüüd kõrgem olnud, eks ole. Siis nagu vahepeal on see nagu jõhkelt kitsas. Et nagu mõtle, kui see nüüd teha nagu tasuta ja su hakkaks 40% suurema nagu traffic'u inimesi saaks sisse, et see ei mahu ära lihtsalt. Siis on suuremat veel. Jah, just. Jah, ega välismaal on ka, ütleme mõned, kus ma olen käinud, on ikkagi päris suured lavad ja rahvamassid ja nii edasi. Aga ega tihti need ongi ikkagi siuksed, et oma inimeste võistlused, et nii-öelda Lambi Antsid tänavalt ei kipu nendele sisse jalutama, et nii on. Nii on, jah. See on selle ala, vaata. Aga see võib-olla see vajadus, et seda ala vähemalt proovida propageerida, et ta oleks võimalikult avatud, vaata, sest ta niikuinii on juba nii kinnine niši ala, vaata, et siis võimalikult palju võib-olla seda stereotüüpsust seal lõhkuda ja võimalikult palju inimesi võib-olla sellele lähedal jõuda, sest inimesed ei pea nagu võistlema, aga terve see võib-olla see elustiil ja mindset, mis sinna juurde käib, see tegelikult nagu minu arust on nagu äge ja see nagu osaliselt on eeskujuks. Ja seda osa seal juures võiks nagu
olla propageeritud. 100% nõus. Okei, mis hetkel sina tundsid, et davai, et nüüd ma olen nagu kuradi, nüüd ma olen heal tasemel. Nüüd ma olen heal tasemel sportlane. Mis äkki siis ongi kuskil sinna 16. aasta kanti, et kuskil, eks oligi, et piisavalt aega tehtud ja nii edasi ja siis võib-olla hakkas see, ütleme siis see lihasmass ka mingit kriitilist piiri nagu ületama selles mõttes, et optiliselt juba nagu näitama välja on ju piisavalt palju ja äkki siis see rasvamass oli ka ikkagi selline, mis soosis seda asja, nii et ma ütleks ka, et viimased aastad, et ma ise samamoodi, sest vaata see 2016 oli esimene kord, kui ma reaalselt nagu vaatasin, what the fuck. Ma enne seda ei mäletagi, et sa oleks niimoodi nagu välja paistnud, ehk siis ma julgeks väita, et võib-olla see oligi see aasta enam-vähem, kus sa nagu neilisid selle asja, nagu sa said selle komplekti nagu nii hästi paika, et sealt tuligi nagu see joonistatud mees välja, vaata, nagu ta praegu on. Aga selles mõttes ma ei tea, kui ma olen siin nagu laval vaadanud ka, et see on nagu, ma ei tea, see on ikka päris haige nagu komplekt on see. Ma ei tea, kas inimesed on sulle nagu öelnud, aga see nagu, ma ei oska seda selgitada, lihtsalt kui ma nägin ka mingid võistluspilte enne 2016. aastat ja seal kindlasti oli ka lihasmassi vahe, aga kindlasti suur faktor oli seal rasvaprotsent. Ehk see detail, see reaalne detailsus, nagu, mis alates 2016 sinu nagu füüsilises oli, et see on nagu, ma ei tea, see on nagu ulme lihtsalt. Sest sa vaatad nagu pealaest jalad alla nagu füüsist, vaata. Ja sul on, kõik on detailne nagu. See on nagu graveeritud täiesti, vaata. Et see on nagu, jah. See on nii, nagu see Schwarzenegger räägib, et eks ongi nagu keha kui taies või kunstiteos või nagu skulptuur. Et see mõtteviis mulle ka tegelikult nagu meeldib, et see ongi see, et tahakski öelda, et ma nagu viljelengi nagu kehakultuuri ja kuna on, mida näidata ja ma suudan nagu nii teha, et see oleks aus näidata, siis ma ka käin nagu seda näitamas mõnes mõttes, et nii käid võistlemas. Pigem ma käin enda vastu võistlemas, mitte teiste vastu. Mõned hullult vaatavad, mida konkurents siin või seal teeb. Ütleme siis, et kui EM-ile minna või võiks võtta nimekirja lahti vaadata kõik, kes tulevad sinna. Mille jaoks, et suunurk üles ei lükka, pigem morjendab, kui sealt vaatavad mingid ilged kolli ja elukad vastu. Et ikka eesmärk on kokku aeg midagi paremini nagu teha ja välja tuua. Et selge see, et ega lõputult me keegi ei saa. Aga praegu on veel ikkagi selline iga ja vanus, kus saab. Ja kindlasti igale eale on omad mingid boonused nagu iseärasuslikud, et kellel varem, kellel hiljem. Et ühel hetkel ju läheb näiteks, ütleme siis, võib-olla see nahk võib õhem olla, nii edasi. Et mõni saab sellega liugu lasta ja nii edasi. Et praegu on, ma tunnen, et saab veel ilusti toimetada ja teha. Kas kui sa reaalselt nagu võistlus ettevalmistust oled teinud, kas sa mingil hetkel nagu paremini said selle kas siis õige kehakompositsiooni nagu taseme, kuhu sa nagu jõudsid, kus kohas su nagu see füüsis see kõige detailsem on, kas sa nagu kuidagi nagu rasvaprotsendi vähendamisega nagu leidsid mingi hetk selle õige balansi üles või kas nagu varemad võistlused, kui sa nagu sama detaili suudud näidata, siis okei, sul lihasmassi võis nagu ka mingil määral vähem olla, aga eeldatavalt siis tegelikult rasvaprotsenti on ka piisavalt madal. Et kas siis mingi aeg sa nagu jõudsid piisavalt madalale või seal ongi see kehakompositsiooni nagu see nagu sinu kehale jaotumine, see nagu muutus mingil määral niimoodi, et see visuaalselt optiliselt ongi, nüüd annab selle efekti, mis ta praegu annab. Mul on tunne, et üldse võistmise puhul on jube oluline siis, ja mina olen sisuliselt kord aastas võistelnud või selles suhtes, et ühe hooaja, mitte 2. Et kui aastas me räägime 2 hooajast, aga see dieeditamisel on mingi kumulatiivne efekt läbi aastate, mulle pigem jääb siuke mulje, kui sa seda üsna püsivalt teed. Teine asi on see, et ma ei ole kunagi eriti pooldanud nii-öelda hooaja väliselt ennast põrsaks süüa, sest et mida rohkem põrsaks sa sööd, seda rohkem sa pead seda põrsast pärast siluma hakkama ju. Et olgem ausad, kui sa teed nii-öelda puhas sporti, siis on sul lihtsalt kilo rohkem rasva, mida põletada. Et ei tasu nagu utoopiliselt ikkagi arvata, et ma sain 15 kilo raskemaks ja nüüd ma sain 10 kilo lihast. Ei saanud, sa said kilo lihast võib-olla, kui sul hästi läks ja siis igast muud näin. Et okei, see selleks, et arvutusi igasuguseid. Pigem on niimoodi, et ma olen äkki järjest rohkem või suurema kalorikadenti, et isegi võib öelda.
noh, eks lihasmassi on siis ka mingi gramm sinna, gramm tänna, aga võib ka teha nii-öelda alguses tugevalt näljutamise dieeti, noh, see ka toimib, aga noh, lukku ei taha ka nii-öelda joosta omadega, olgu see siis vaimselt või füüsiliselt ja nii edasi. Et jätkusuutlik on ikkagi ainult see sportlane, kes ennast ei põleta läbi ei hooajal, ei hooaja väliselt. Et mõni läheb hulluks, kui neid gramme kalkuleerida kogu aeg, siis ainuke kahjuks lahendus on, et ära siis kalkuleerina. Sest et meid, kui me vaatame kulturismi, fitnessi, bikiinid, mis iganes, siis 90% võistlejatest teevad 1 või 2 hooaega ja siis on kõik muud. Äkki lähmegi nagu huvi pärast, et ma arvan, et inimestel on huvitav kuulata, aga kui nad teavad, et sa oled joonistatud mees, vaata huvitav on nagu võib-olla rääkida sinu treeningust ja võib-olla võistluse ettevalmistusest. Et kui me võtame enam-vähem et võtame mingi stardipositsiooni, siis esiteks, mis on sinu võistluskaal praegu, mis on tavaliselt ja võtame näiteks mingi kehakaalu, kuhu sa tavaliselt nagu siis võistlusvälisel nagu hooajal, mis on see maksimum, kuhu sa nagu lased enam-vähem minna, kuhu sa liigud ja siis kui pika nagu prepi sa endale planeerid, et nagu dünaamika nagu, kui detailselt seda kõike nagu planeerid, sul on nagu täpselt kõik välja arvatud enam-vähem. No jah, ütleme, mingil määral on mul küll need asjad nagu arvutatud, et noh, võistluskaalud on mul olnud lõviosas 72, 73, noh, ma nüüd ei mäleta, kas sügisel oli 73 äkki pigem. Ja siis hooaja väliselt, noh, ta kipub sinna 80 kanti minema. Et võib-olla alla, võib-olla peale, aga nüüd minu arust eelmine kord äkki isegi üle 80 ei läinud eriti. Ehk siis, jah, noh, praegu ma olen üle 80, aga ma nii-öelda arvan või ütleme siis kardan, et ma sealt nagu 5 kilo juurde ei saa kuidagi praegu. No, et ma lihtsalt eriti ei näe, kuidas või kus see peaks olema. See mõtled 5 kilo liha? No kas või seda või üldse 5 kilo. Noh, okei, ma võiks hakata hullu panema söömisega lihtsalt, aga ma ei oleks see, et noh, ütleme selline nagu baasisu ei ole mul sihuke nagu hobuseisu. Et noh, igal ühel on mingi see, et noh, et ära kalkuleeri lihtsalt söö on ju, et ole külmiku ees ja võta palju tahad, on ju, siis ma pigem ilmselt võtan vähem kui mõni teine. Ja see paistab välja, aga siis ongi see, et siis ongi sellele inimesele iseloomulikum pisut rohkem kuivust, eks ole, aga ka vähem lihasmassi, aga siis sa peadki aru saama, et mis su relv on. No, mina saan optikaga mängida, et visuaaliga ma pean paugutama perfektselt seda poseerimist, no mis ei ole perfektne, aga lihtsalt, et kui tuleb mingi suurem vend mu kõrvale ja tema poseerib kehvemini, aga mina olen kõvasti väiksem, aga äkki kuivem on ja siis ma võin võita reaalselt seda venda. Ja noh, ma olen vaatanud lavaseisu, kus see oli äkki EM-il oli niimoodi, kus ma sain siis hõbeda ja kui ma ei eksi, siis ma olin vist 7 kilo või 8 kilo kergem kui järgmine vend. Noh, et nii on, aga kui dieedist ja sükst asjast ettevalmistusest rääkida, siis ma need ikkagi kalkuleerin kõik grammi pealt, mis sisse läheb. Kalkuleerid? Jah. Okay. Alati kalkuleerin selle, ütleme nii, kas kalkuleerimine on tüütu? On. Kas see on ebatäpne meetod? On. Aga kas see on tüütu, ent siiski kõige parem meetod? Siis jah. Absoluutselt. Tähendab rassi. MyFitnessPalli kasutad või sul on mingi oma süsteem? Jaa, mul on oma süsteem. Mul MyFitnessPall ei meeldi sellepärast, et seal on vaata, see on hea näide sellest, kuidas saab üle inseneerida mingit asja. Palun ole lihtsalt nagu väike kalkulaator, mis ütleb mulle, et ma sain eile nii palju. Ei. Kuidas sa öösel magasid? Keda see kutib? Et mul on see Samsungi enda sisse ehitatud äpp, siis mida kõik saavad kasutada, on Samsung Health, mis on hästi tundmatu äpp ja see ka kurat küsib, et palju ma vett jõin, on ju, aga siiski. Et ta on tegelikult point, kõik on täpselt samasugune. Ma alustasin kunagi selle Nutridataga, aga see Nutridata mulle nagu, jah, ta on kole veebisait, asjad peavad ikka elus ilusad olema. See ei ole mobiilis väga mugav ka vist. Ma arvan, et see mobiil. Ei ole. Ei taha ju kuradi, kui mina mõtlen selle pealt, ma trackin näiteks ja siis ma pean iga kord arvuti taha minema ja siis hakkan seda sealt. See on nii tüütu, eks ole. Et see asi peabki olema võimalikult valutu, muidu see ei toimi. Et ühesõnaga,
kui sa võistlusettenõudlusele lähed, sa hakkad rääkima, sa tead enam-vähem oma maintenance'i, oma neutraalset kaloraaži, kus sul enam-vähem see asi püsib. Ütleme, ma võin öelda, et ma ju põhimõtteliselt ei tea, ma hooaja väliselt üldiselt üritan mitte üldse kalkuleerida. Põhjus on lihtne, ma tunnen, et ma annan sellega ära potentsiaalselt, et ma ei tracki nii-öelda. Ma söön umbes sisetunde pealt, vahepeal üritan sisse tankida rohkem, et ma küll eriti ei taha, aga ma tangin. Aga jätkusuutlik sportlane on see, kelle keha ja vaim on terved. Kogu see trackimine on toitumishäire, mida siis ma ravin sellega, ma hooaja väliselt ei kalkuleeri kottigi. Sest et siis ma suudan aastaid võistelda. Ma arvan, et varem või hiljem need, kes non-stop trackivad, et nendel tekivad siuksed asjad, et nad ei suuda restoranis umbes ilma MyFitnessPalita süüa või miljon asja, mille sa võid lõksu astuda, aga ma tahan ikkagi eluterve sportlane olla. Et kui ma sellega siis saan 2 kilo lihast vähem, kahju, aga päeva lõpus ma tahan olla peast terve. Ega samas kas saad, sest isegi kui sa nii-öelda intuitiivselt sööd, selles mõttes, sul on ju kogemus pagas toitumisega nii pikk all, et kui sa oled juba nii pikalt rääkinud, tegelikult sa juba intuitiivselt tajud, palju siin makrotoitained on, palju siin makrotoitained on, palju siin... No umbes, liigikaudselt umbes saad aru enam-vähem. Ütleme jah, et ma mingitel hetkedel teen ka seda umbes arvutamist, aga kui ma praegu söön, siis ma tean absoluutselt iga amps, kas see on hea, ütleme, et ma võin ju vaimselt oma peas laotada selle toidu mingi 3, 4, 5 kategooriasse, nii-öelda väga halvast, väga hea, eks ole. No ütleme, et ma söön paki kummikumm ära, siis ma tean, et see on jama, aga ma söön selle ära. Ja kui ma midagi söön, ma tean, ütleme, nagu ma alateadlikult tuvastan ära, kas see on rasv, valk, süsivesik, mis see on, kas see on pigem hea, pigem halb otsus, nii edasi. Et selles suhtes jah, et mul ikkagi protsessor nagu kogu aeg töötab. Ja tõesti ta on jah, et seda ummäärast toitumist saab, sellega saab liugu lasta siis, kui sa oled ikkagi ju mingi taustaga inimene. Aga ma mõtlengi seda, et nagu sina oled taustaga inimene, ehk siis see nagu väide või mõte sellest, et enam-vähem, et kui sa trackiks ikka võistlusväliselt, et sa suudaksid, ma ei tea, kilo rohkem lihast ehitada, et see eeldaks seda, et sa intuitiivselt sööksid ikkagi suhteliselt mööda, kas siis kaloraažist, kas siis ütleme makrotoitainetest ja kui sa seda ikkagi väga mööda ei söö, selles nagu ma ei tea, kas enam-vähem 1,6 või 2 grammi kehakilogrammi kohta valku saad nagu enam-vähem kuidagi kätte vaata. Ja siis süsivesik, et kaloraas 1000-ga miinuses ei ole, eks ole, et vähemalt maintenance olemas või siis vahepeal natukesed plussi nagu enam-vähem intuitiivselt. Et kui sul need tingimused juba enam tagatud on, siis sul on ju ainult progressiivne ülekoormus jõutreeningus sinna juurde. Sa trackid, periodiseerid oma treeningut, proovid nagu areneda erinevates jõunäitajates ja siis võib olla mingi aja jooksul tahad rahulikult kaalu ka juurde võtta, aga seda saab ju teha intuitiivse toitumisega ka, mis tähendab seda, et sa saad ju piisab sellest, kui sa ennast kaalud. Põhimõtteliselt. Ja just, et tegelikult on jah tõesti, see ongi see variant, mis on äkki üks elutervemad, et ma ei tea, 2 päeva siis nädalas või korra või mis iganes on ju kaalu ennast, et selle põhjal saab ka tõesti tuletada, et jah, kaalu saab igatpidi petta, et äkki sa eile tegid nii või naa, et vesi ja nii edasi, aga jah, et eluterve siukene spordi edendamine on see siis, või eluterve on tõesti. Et ei ole siukest nagu kuidagi haiglast tupervaaretamist ja nii edasi. Et ma psüühika mõttes ma julgen väita, et see on nagu kindlasti mõistlik lähenemine tegelikult. Sest see, nii palju kui ma enda peal olen seda teinud ja nii pea kui ma ei tea, mul elukaaslane samamoodi tegeleb fitnessiga, nii palju kui ma sealt nagu kogemusi ja nii palju kui nagu ka enda nagu treenitavate inimeste pealt on seda näha, siis nagu see nagu pidev trackimine ja pidev see nagu numbrites, ta on ikkagi psühholoogiliselt mingis mõttes nagu, ta on koormav, ta võib ärevust tekitada, ta võib nagu natukene siukest nagu siuke, jah, põhimõtteliselt ongi siuke ärevus ja siuke nagu see suhe toiduga võib nagu võib-olla natukene nagu veidraks minna mingis mõttes. Süümekad on kerged tulema, vaata. Nii kui sul on see, kogu aeg on see silme ees, on see number enam-vähem, mis sa peaksid täna sööma ja nii pea kui lähed, perega lähed, sa ei saa minna perega normaalselt nagu sa ei ole nagu võistlus ettevalmistuses, sa oled nagu võistlusvaline, tavainimene tahad olla, vaata enam. Lihtsalt ja tahad areneda, mõtled, et kunagi ikka võistled. Ja siis sul on, ma ei tea, ema sünnipäev, lähed sinna ja siis sul on see MyFitnessPalis on sul see päevakalora sees, vaata. Ja siis sul on süümekad tekivad, kui sa sellest üle lähed. Aga kui sa intuitiivselt sööd, siis sul ei ole sellega süümekaid, sest sa tead, et see on ema sünnipäev, vaata. Ja, või ütleme, need võib-olla leebemad, et jah, ei, ma olen dieedil olles
käinud niisugustel asjadel ja nii edasi, et ega ta nüüd ju kuigi lihtne ei ole, eks ole, aga siiski, et noh, ikkagi tegelikult oma vanemad saavad igati aru, mul ema teeb mingile üritusele näiteks võib-olla eraldi mingi asja, noh, ainult mulle. Noh, juurvilju tal on nii niisugune, noh, ütleme hea tasemega kööks, tal on mingi spetsiaalne aurutaja seal ja nii edasi, et ta oskab noh, sellest nagu väga maitsvat asja teha ja et igal juhul on kõik nagu tipp-topp ja ütleme siis minu lähiring on noh, toetav selles osas ja noh, et see on juba märgiline, kui mu sisuliselt 75-80 aastased vanas ja vanema saavad aru ja küsivad, kas sa seda saad süüa või ei saa. Mitte, et noh, ja taust on ju see, et vaata liidu ajal siis oli see, et kas sul üldse süüa on. Ja et nüüd on meil ju nõrkemiseni, et nad suudavad nii palju kohaneda ja mõista seda, mis ma teen ja kes ma olen, et küsib, et kuule, et tegin lõhe, et kas sa seda saad süüa. Et siis oli küll esimene moment, kus ma vaatasin, et ikkagi nagu päris äge, et kui see tõesti vanem generatsioon juba suudab aktsepteerida niisugust asja, et inimesed valivad toitu, kui nendel oli kunagi asi, et kas neil süüa on õhtul. See vanavanemate võib-olla see on pigem, ma ei tea, kui see pigem on erand, ma arvan, et kui vanem generatsioon, et kui lihtsasti nagu nad aru saavad, et see sinu puhul on nagu päris hea nagu jälle abnormaalsus tõenäoliselt vaata, sest noh, tõenäoliselt selle suht kohati raske, ma olen nagu enda lähedaste pealt samamoodi näen, et nagu mida suurem see generatsiooni vahem, seda raskem võib-olla mingis asjas on aru saada, et miks sa teed seda või miks sa ei söö. Proovid võtta ikka, no võta. Aga samas on, noh, ma ütlen, et mu isa siis kadunud vanaisa, tema kunagi küsis, et noh, millega sa tegeled. See oli tõesti päris palju aastat tagasi, sest noh, ta on juba mulle all päris mitu aastat. Küsis, millega tegeled? Ma ütlesin, noh, kulturismiga. Ja siis tema esimene reaktsioon sellele kõigel oli see, et ta võttis läbi särgi mu kõhuvoldis kinni. Ja siis ütles, et siin on veel minna. Ma ei olnud, mul ei olnud seal midagi väga häda, eks ole. Aga pull oli, see oli selline nagu vaikiv hinnang ja nõusolek ja nagu sõbralik patsutus. Sest et noh, kindlasti sul on ka see, et kui sa näiteks, noh, ma sain aru, et sa vist sügisel plaanid võistelda, eks ole, et ühel hetkel on see, et sul on juba triibud siin ja seal, sa ise ei ole veel rahul, sest sa tead, et sul on veel 2 kuud minna näiteks, kui sa küsid mingi, ütleme siis oma suvaliselt sõbralt, et kuidas ma välja näed, ülihea, tegelikult spordi mõistes on see sulle täiesti kasutu info. No, see, kui kõik ütlevad, sa oled ülihea, mees saad aru, kuu või 2 veel minna, et noh, minul oli õnneks isa ka see inimene, kellel ma sain nagu küsida, et kuidas asi päriselt on. Nagu jätame selle kõrvale, et jah, et sa oled kõige ägedamas vormis vend rannas, et noh, see ei koti, ma tahan laval olla kõige ägedam vend. Et jah, et rannajast ei pea eriti palju pingutama. Absoluutselt, jah. Okei, aga ma tean, see nüüd on muidugi N-1, see on nüüd täiesti sinu individuaalne lähenemine, aga võib-olla ongi huvitav nagu lihtsalt rääkida, et nagu kuidas nüüd konkreetselt sina, et sinu võistlusväline toitumine on sul suhteliselt suuresti nagu intuitiivne, vaata, sul see protsessor ikka töötab, analüüsib ikka natuke asju läbi enam-vähem, noh, ta on nagu 50 grammi valku päevas, söövad 3 nädalat järjest ja siis avastad, et kurat, peaks valku sööma, et sul see protsessor töötab sealt enam-vähem läbi, vaata. Aga kui sa nüüd lähed võistlusettevalmistusesse, kas sa sätestad, kas sa, ma ei tea, võtad nädala kaalu keskmist näiteks, arvestad või lihtsalt kaalud ennast vahepeal perioodiliselt mingi 2 korda nädalas või iga hommik. Iga hommik, jah? Nagu ma olen teistele ka öelnud, et kui ma lähen kuskil jõusaalis, on mingi kaal olemas, mingi vend tuleb, on ju, peale trenni läheb kaaluma ennast. Ma ei hakka küsima, mida sa kaalud nagu, et kaotatud higi hulka või mida sa mõõdad sellega. Ma olen öelnud, et inimesel on ainult üks reaalne moment, kuna üldse on point ennast kaaluda, see on hommikul peale vetsuskäiku. Eeldades, et inimesed käivad hommikuti vetsus. Nii et siis ärkad, käid ära asjal ja siis kaalu peale. Ainuke valiidne moment selleks, mida sa muul ajal ikka, et peale 3 söögi korda ja 1 liitrit kokat või, mida sa mõõdad sellega. Ja siis ongi üks hommik jätad selle liitri kokat joomata, vaatad, ma kilo alla võtnud, üle hea. Täpselt on ju. Või sa oled neid kuivatatud loome ja vaatad, kuidas ülejärgmisel päeval on kaal vähe teine. Jah, toimub vaata. Jah. Okei, sul on tühi kaaluna on sul nagu see enam-vähem trend olemas.
sul on nädalane see trend olemas, sa näed, mida su keha nagu teeb, sul on olemas teisest poolest nagu intake enam-vähem, sa näed, mis su nagu sisse söödud kaloraaž on, siis sa nagu nii-öelda võistluse ettevalmistuses sa trackid oma kaloraaži, et sa näed seda kahte muutujat ja siis põhimõtteliselt sa sellega juba näed ära ja ise siis korrigeerid enam-vähem seda üles-alla liigud vastavalt selles, et sa saaksid oma mingi kaalu teha. Kas sa sätestad endale siis nagu nädalate kaupa, kuni sul on näiteks see kuupäev on sul võistlus enam-vähem, praegu on nagu, ma ei tea, 4 kuud või 5 kuud või kaua iganes sa seda, sul on 7 kilo näiteks keskmiselt, siis võtad alla ühesõnaga. Et sul 80 kilo pealt näiteks alust. Voorulis võib öelda küll nii, jaa, tõesti. Et siis ongi näiteks, kui mitme nädalase peale sa selle ära jaotad, kui pikk nii-öelda sul on, et nüüd tänasest mul hakkas võistlus ettevalmistus, et mis hetkest sa on? No, ütleme, võtame siis mingi viimase EM-i näiteks oli mai esimene nädal. Siis oli nii, et sisuliselt jaanuarist ma jätsin ära mingid, ütleme siis, halvemad otsused. Noh, selles mõttes, et ma ei tea, mul ju, ütleme siis, võib-olla mingid kummikomme või mingid sihukest asja, et niikuinii ma ei söö seda iga päev, eks ole, see on selge, aga et ma jätsin need ära, need muutujad, mis ma tean, et need on kindlasti need kõige halvema kategooria omad või sihukesed ühiskondlikult kõigile teada, et võib-olla saiakesi non-stop või et hamburgerid pidevalt ei sööks ja nii edasi. Et ma jätsin nii-öelda halvad otsused siis ära. Igaüks tõlgendab, mis tahab sellest välja. Ei kalkuleerinud. Lihtsalt jätsin halvad muutujad ära nii-öelda. Kõik muu jäi sisuliselt samas. Siis veebruarist sisuliselt, nii kui enam 1. veebruar kukkus, võib-olla päev sinna tänna, siis päeva pealt läksin sinna režiimi. Lihtsalt küsin vahele, kas jaanuarikuus, kui sa nii-öelda juba elimineerisid mingid asjad ära, see juba aitas sul natuke nagu üleminekut pehmendada võib-olla sellele režiimi peale ka vaata. Nagu mindset hakkas vaikselt liikuma. Et ta ei ole nagu niimoodi, et sa nagu sööd kummikommi üks päev ja siis järgmine päev nüüd hakkab dieet vaata, et see on siuke rahulikum üleminek vaata. Aga kas sa juba, kuigi sa sõid intuitiivselt, kas intuitiivselt sa juba defitsiidi saavutasid, kas sa juba jaanuariga kaotasid kaala ka või mitte? Ilmselt mitte oluliselt. Ma nüüd seda täpselt ei mäleta. Mul ilmselt on need andmed olemas. Võis olla küll, aga see oli pigem natuke nagu dresseerimine ja harjutamine, on ju, et ma võtsin neid vähemaks, sest et teisest küljest on see ka nagu agoonia pikendamine, agoonia kui dieedis pikendamine. Ehk et kas sa tahad 6 aega tingimata veel kauem dieedil olla. Et ma pigem võtsin neid vähemaks, siis see natukene distsiplineeris mind jälle. Ja siis veebruarist läksin kohe paugust nii-öelda dieedi peale. Sellisel järsul hüppel on üks väike eelis, on see, et kõik on siis nagu uus ja uudne. Et kui, siis ma saan, ma saan terve veebruarikuu olla justkui mingi uut ägedat asja teha, ehk siis sulgudes dieeti. Et siis ta on, alguses on nagu selline ehmatus, on ju, sellega tuleb juba üksjagu muutusi. See on siis veebruar, siis on märts-aprill. Siis märtsis ilmselt on see, kus tuleb veel rohkem muutusi, mingil hetkel tõmbab peaaegu seisma selle asja. Selles mõttes, et sa ei märkad suurt muutust. Grammi võrra muutust sa ei märka, ütleme peegli ees ennast vahid iga päev. Mida sa märkad, nädalaid ei näe eriti midagi, on ju. Ja siis ühel hetkel vaatad, et kuule, need vaod on ju hoopis sügavamaks läinud või neid triipe on juurde tulnud. Ehk et algusest tuleb kiire muutus, siis tõmbab jälle seisma ja siis tuleb see lõpuosa muutus nii-öelda. Ja ilmselt see võib-olla, ütleme, et kui aprilli lõpp oleks võistlus, siis aprilli alguses äkki on see kõige raskem aeg, sest et sa oled juba pikalt olnud ja sul on veel nagu üksjagu minna. Kindlasti viimane nädal on suhteliselt lummekuste ja nii edasi siuksed asjad, sa tead, et kohe on see finiš. Et ja selle ilming ju, et dieet on ikkagi Vatika tahaks kähku minema saada, sellest on see, kuidas kõik ju nagu orgiale lähevad, siis kui see läbi saab, et näha on, et tegelikult ikka ju inimene ei ole loodud seda režiimi nagu taluma. Mõni saab vaimselt paremini, aga mõni halvemini. Mina arvan, et ma saan sellega hästi hakkama. Et ma ei tee mingisuguseid, ütleme siis, nimetame siis seda cheat meal'id või cheat day'd. Minu jaoks on see lihtsalt idiootsus, aga lasta siis olla. Mõnes mõttes on see, et kui üks ütleb, et ilma nendest, kui ma ei saa, siis selge, siis tee neid raudselt. Sest et siis sa kestad lihtsalt kauem nii-öelda. Et ma olen õppinud ilma nendest hakkama saama ja siis ma lihtsalt saan. Või kui ma tahan, siis ma lähen ostan ühe Big Maci, tõmban 500 kalorit selle arvelt kirja ja muud asjad mängin ümber. Ongi olemas mul Big Mac, mis on nagu dieedi ajal sees. Dieedi ajal ma söön näiteks musta leiba, mingi kotti, et see on mingi rafineeritud või mida kõik need siin väga trenditeadjad ütlevad.
näidake siis medalid nagu ette, et see nii halb on, eks ole. Mul oli EM-il näiteks kaasas must leib. Tahtsin musta leibana, miks ma ei või seda süüa? Vahet ei ole, et see on töödeldud asi, aga ma siis ei käi kuskil mingi rukist ja kaer ainult söömas põllu pealt. Aga jah, et kui nagu lühidalt kokku võtta, siis jaanuar on jamad asjad minema, veebruarist on dieedile, kalorid paigas ja viimase korra näitel mulle meeldis selline süsteem, mis ma rakendasin, et tuled nagu, ütleme siis rasvaprotsendi ja kaaluga võib-olla kiiremini alla või siis et lasta siis nagu justkui kukub kiiremini, aga selles mõttes, et ikkagi pigem peegli järgi, et nagu ma ei taha kähku kaalu kaotada, sest kaal ju meid nii-öelda ei koti, vaid see, et rasva läheks. Et kiiremini alla ja siis saavutad selle mingi taseme ja siis saab pisut kaloreid juurde panna. Ehk mõnes mõttes nagu võistlused see sisse nagu taastuda või kasvada. Et enamus maailma võistleb niimoodi, et nad tõmbavad, et võistlushetke on see, kus nad on täielikult kotis omadega. Et minul oli, ütleme, kui on aprilli keskel Eestikad, siis juba Eestikateks ma ilmselt, ja sügis oli ju Valjo, oli 6 aega enne MM äkki või. Peale Valjot ma tõmbasin kaloreid julgelt juurde. Ja ilmselt ikkagi triibud läksid paremaks või midagi. Kui nad ka ei läinud, vahet ei ole, eks ole, et selles mõttes, et kompositsiooni muutus ikka toimub, aga see ongi filigraane, see ongi olematu muutus, mis toimub pidevalt. Et siin ei tasu rääkida, et ma tõmban 3 prossu ratsva nädalas. No jah, ei muidugi. Muidugi sa tõmbad. Okei. Nii põhimõtteliselt, kui sa nii-öelda prepid, sul on, ütleme siis veebruar, märts, aprill, mais on võistlused viimased, ütleme enam. Veebruar, märts, aprill on sul see nagu kaevamise aeg. Sa oled siis oma in the trenches, vaata, teed seda. Kui paindlik, selles mõttes sa ütlesid, et sa oled paindlik, kas sa reaalselt nagu selle 3 kuu jooksul läksid ja sõid ka Big Maci või see oli lihtsalt näitlik, nagu näide lihtsalt oli? Ei, ma ilmselt, kui ma võtan, siis mul on Big Mac, sest see on 507 kalorit, kui ma eks ei peast. Ei, aga ma mõtlesin, mis mu küsimus on see, et kas sa reaalselt sööd ka seda seal vahepeal või sa lihtsalt tead, palju see on ja siis sa... Ei, ma ikka vahepeal võib-olla söön ka, jah. Et ma ütlengi, et kui piltlikult öeldes ma ju tean, et see on nii-öelda see 500 kalorit. Ma jah, peenelt ei mäleta, palju see valkras süsivesik nii-öelda, aga selle ma olen lihtsalt sisse. Ja siis ma selle muu toitumise teengi selle ümber nii-öelda, et ma saan selle sisse kalkuleerida. Ma lihtsalt kalkuleerin asju sisse, kui ma väga tahan. Et mul ei ole nagu niimoodi, et see allikas on halb. Ma pigem vaatan lihtsalt ainult, et summa summarum kalorid. Et kas see tuleb ikka sealt. Jah. Ehk siis kalorid sisse, kalorid välja, mis on täiesti loogiline, vaata. Aga ma mõtlen seda huvitav, et jah, ma mõtlesingi, milline su söömiskäitumine reaalselt on, vaata, sest inimesed on kindlasti teavad. Mõnel nagu on lihtsam nii-öelda teha, mõnel võib-olla pole lihtsam teha. Mõnel võib-olla nagu reaalselt seda defitsiiti kannatada on kergem, kui ta võib-olla ei lähe seda Big Maci sööma. Mõnel on seda kergem kannatada, kui ta läheb seda sööma, vaata. Ehk siis see on tõenäoliselt ka suuresti individuaalne, aga et sinu puhul on see siis niimoodi, et sa tunned seal nagu täielikku vabadust, vaata. Aga ma mõtlen, ma proovin nagu ette kujutada seda, vaata enam-vähem, et okei, sa tead näiteks, mis su kaloris näiteks, ma ei tea, veebruaris, toome näit, mis sul keskmine oli näiteks? Mingil hetkel ma olin kindlasti näiteks 2500. Okei. Need 2500, aga mis hetkel päevas sa võtad selle otsuse, et ma käin teebalt Macist läbi 570 või 507 kalorit võtan Big Macist? Ja siis ülejäänud kohad... Või seda täpselt niimoodi umbes, et sõidan naisega autos ja siis, et süüa tahaks suht kähku, aga et aeg tuleb peale, et tahaks lihtsalt süüa ja et ma ei tea, lähme siis Maci või? Lähme, okei. Ei ole väga palju. See nii ei ole, et ma hommikul ärkan ja nüüd on nagu detailplaneering, et õhtul on McDonald's. Ei, nii ei ole. See on pigem nagu spontaan siis paindlikkus. Jah. Aga see flexibility, et selles mõttes sul on nagu see söömiskäitumises on see paindlikkus sul päris hästi selles mõttes sees, et sa suudad selle otsuse, sest ma mõtlen isegi, kui sul on kiire, siis Circle K-st isegi sa saad, nagu ma ei tea, võtad sealt mingi muna ja mis iganes sa saad nagu võtad enam-vähem, et saada lihtsalt mingi õhtu veits tühi, vaata, söön õhtul selle peale rohkem, vaata, teen mingi praadi midagi sihukest. Aga et sa reaalselt teed selle otsuse nagu sealt Macist, et nagu lähed nagu, et sa nii lihtsalt sinna lähed, seda, et sa tegelikult oled väga nagu paindlik dieeditaja selles mõttes. Söömiskäitumise mõttes. Ei vaata, seal ei ole... Jah, mul on jämeda, aga kui vaja, vaata, siis suudan nagu kõrvalast.
kindlasti, et ma arvan, et see ju teeb elu lihtsamaks, mitte raskemaks. Jah. Kuidas su suhe toiduga muutub prepi jooksul, kui food focused sa lähed, kui sa hakkad madala rasaprotsendi peale minema, kui palju sinu und mõjutab see, kui sa hakkad madala rasaprotsendi peale minema või kui sa oled juba pikemat aega defitsiidis olnud, kui palju ütleme, närvisüsteemi sihukest, ütleme, seisundit mõjutab. On see siis see, et sa võib-olla oled rohkem natuke ärevam või siis ütleme nagu ärrib kergemini. Kuidas sa seda kõike tajud? See jälle on tõenäoliselt N/1 pluss siis see süsteem, mida inimese peal nagu rakendatakse. Kindlasti see varieeruvus sees. Mõned kannatavad seda kindlasti paremini, teised mitte nii hästi. Teine asi kindlasti on see, et mis süsteem need rakendavad. Vaata, kas nad on hästi jäigad, kas nad teevad liiga suurt defitsiiti, mida iganes nad teevad, eks ole. Aga kuidas sinu puhul? Jah, vaata, see ongi see, et ilmselt see, sul on ju toetav meeskond, siis mees, naine, vanemad, mis iganes, et siis on oluline, et inimsuhted ei tohi nagu ära tikkuda selle asja jooksul, et see on minu jaoks nagu selles mõttes oluline ka, et kui on treenitavad, siis ma olen öelnud, et ära unusta ära, et teised ei ole süüdi, et sina oled dieedil, et õpi korra siis hinge tõmbama, ma ei tea, keelde hammustama, mis iganes, et ei tohi nähvata. Jah, mul tuleb ka seda ilmselt ette, aga ma olen õppinud enda arust juba üsna hästi hakkama saada, et ärrituvus kõik muidugi muutub, et sa oled ju sisuliselt kõndiv vang, et sa võid kõike teha, aga sa justkui kõike ei söö või ei luba endale, aga ikkagi tahaks ja nii edasi, et psühholoogiliselt igasse raami surumine hakkab ju lõpuks nagu hõõruma sind. Et see on jah oluline, et teised ei rikuks ära oma suhteid siis koduseid või mis iganes. Sest inimesed kipuvad väga nagu spontaanselt ikkagi käituma edasi ja siis nähtavad ja nii edasi. Et sellega ma arvan, ma olen juba üsna hästi saanud hakkama ja siis alati, kuna ma ise tean, mis see tähendab, siis ma üritan ka teistel nagu seda õpetada ja seletada, et nad ei rikuks. Mis toitu puutub, siis on kindlasti mingid asjad, mida ma nagu pigem söön dieedil olles ja pigem ei söö, kui ma dieedil ei ole. Viimane dieet ma sõin ka näiteks popcorni võib-olla mingi äkki 5 kilo ära kokku, nagu maisi. Et mingil hetkel ma näiteks peale trenni mingit shake'i ei teinud, kes ma mõtlesin, et ma saan nagu igal juhul, kui ütleme, kas matemaatika lubas või veel rohkem seda popcorni süüa. Põhjus on ka suurt lihtne, esiteks on normaalse maitsega, mul oli maitseaine olemas, aga et ma söön seda aeglaselt. Selles mõttes ma olen väga kiire sööja ja popcorni ei saa lihtsalt ülikiiresti süüa. Ütleme, et sa ei saa kaussi popcorni 1 minutiga ära süüa, ükskõik kui kiire sa oled. Ja siis oligi see, et ma tulin koju, tõmbasin masina käima, tegin jälle popcorni. Nii-öelda see on siis selle õhuga tehtav popcorn. Ja laps hakkas ka popcorni sööma normaalselt selle peale. Aga ütleme, et neid juurvilju, sügavkülma juurvilju ma söön päris palju dieedi ajal. Mitte sellepärast, et tohutu juurvilja fänn peaks olema, aga nad on viisaka maitsega tänapäeval ja nad on kalorivaesemad lihtsalt. Et kui on näiteks, ma näen, et mul on täna veel rauas võib-olla 350 kalorit, siis tähendab seda, et saaks 1 paki ehk 400 grammi juurikaid teha ja mingi liha sinna juurde. Jah, ma võin midagi muud ka võtta, aga siis see amps on mikroskoopiline versus natuke suurem maht nii-öelda. Ja see viib muidugi selleni, et kui hooaeg läbi saab, siis neid juurikaid ma mingi aja külmikust välja ei võta ja popcorni ei tee. Aga popcorniga, mul tuleb naljakuseks, ma ei tea, kas sa YouTube'is tead, Greg Doucette on üks mingi fitness influencer, mingi treener, ma ei tea, kas sa tead seda, ma ei tea. Ilmselt olen kuulnud küll, jah. Ta on mingi jõhker popcorni propageerija, kuidas ta ka dieedil kõigil laseb popcorni süüa ja nii edasi. Ühesõnaga, ta on rohkem mingi siuke entertainment vend. Aga ühesõnaga, aga see popcorn, see on mingi kindel tüüp siis, mis on nagu, või täiesti tavaline see popcorn, mis need nagu, ma tean, et mõned on nagu suht nagu kaloririkkad ehk siis nagu, aga mõned on kalorivaesemad, aga ma ei tea, kas Eestis üldse mingis ketis müüakse osaliselt, ma ei tea. Me ikkagi räägime nii-öelda tavalisest maisist, mille sa siis nende terade kaupa valad masinas. Terade kaupa või? Okei, davai. Ja tõmbangi mingi 80 grammi või 90, et siis sellest sa saad ikka suure kausi. Ja paned selle mikrokasse, lased tal nagu lõhkeda kõik. Mitte mikrokasse, selle jaoks on spetsiaalne masin, mis kuuma õhuga teeb selle. Vai. Kas see on see mingi see air fryer, mingi kuuma õhuse, mingi, mis asi see on? Point sama jah, aga ta ei ole nagu päris see. Ta on ainult ühe funktsiooniga, ta ongi lihtsalt nagu popcorni masin. Väga hea. Ei, pull mõte.
midagi, ütleme niipidi siis ka. Ei mõtle, mida süüa tegelikult selles mõttes, et see, miks mitte... Ja miks ma seda söön, ongi see, et ma saan seda natuke kauem süüa, kui tavaline asi ja see on süsivesik. See täpselt nii tiip see põhjus ongi. Ma ei vaata, palju seal mingi nitraatia või midagi on, sest nagu ei aitäh. Et see ei ole oluline lihtsalt. See on lihtsalt toit. See on lihtsalt süsivesik ja ideaalis oled pigem nagu masin, kes tarbib kütust. Et tore, kui ta hästi maitseb. Eeldusel, et sa nagu mikrotoitainete vajaduse saad ka niisama nagu kätte enam-vähem, sa sööd niikuinii juurvilju, köögivilju, kõike seda, eks ole, ja mitmekülgselt nagu, siis nagu, keda see huvitab, mis must leib sul seal on ja mis see nii-öelda, kõik need ümbertöödatud toidud tegelikult, mis nagu vahet enam. Et nagu see ei muuda midagi, sest see suur osa processed foodi puhul ongi puhtalt see, et sealt on nagu teised toitainete, nagu mikrotoitainete vähesus on võib-olla võrreldes mingi toiduga, mis siis ei ole nagu nii processed. Aga eeldusel, et sa saad nagu enamuses oma toitumises nagu vajaduse kätte, siis tegelikult ei ole mingit vahet, millega sa ülejäänud osa enda kaloritest täidad. No jah, see ei ole nagu mingi saepuru, et kõik on umbes täid sellepärast, et see on protsessitud. No ei, ega protsessimine päris nagu nii ka ei tööta. Ja tõesti, kes tahab väga nõiajahti teha, osta siis 10 eurost multivitamiini või purk tõmba iga päev üks sisse ja me võime ikka kindlad olla. Et sa ilmselt nagu mikroelementide puudust ei sure. Ja nagu kuidas sa mõõdad seda üldse, vaata? Tegelikult kuidas sa nagu indiviidina seda mõõdad enam-vähem, et kus kohas, et kui sa nagu seda nii meeleheitlikult endale kogu aeg mikrotoitainet sisse ajad, vaata selle eeldusega, et kõik toiduaine valikud peavad olema, see peab olema võimalikult mikrotoitaine rikas, muidu see pole süüa, vaata. Nagu mille järgi sa mõõdad, et sul nüüd piisavalt, mul on magneesiumit nüüd piisavalt, mul on nüüd praegu, mis iganes, seleeni, nüüd sain seda mangaani, seda. Kus kohas sa mõõdad seda tegelikult, kui palju su kehas seda praegu juba on depoona ja kus kohas sa mõõdad seda, et palju sa toidust seda praegu saad, sest enamus niikuinii ei mõõda oma mikrotoitainete toitu. Ehk siis see eeldus, et sa mingi baas nagu osa saad kätte oma mitmekülgsest toitumisest, siis on tegelikult okei. Et ei olegi tegelikult see processed foodi nagu paanika, mis sinna juurde tuleb enam-vähem, et oh my god, ma ei saa, see on ju kuradi, ei ole, see on ebatervislik. No mida tähendab üldse ebatervislik? Kuidas see üldse defineerib? Ebatervislik või mitte on tervislik, jah. Defineeri tervislik. Täitsa nõus sellega. Mõtlengi, et inimesed nagu taidlevad nii palju või siis ütleme, et kui sa taidled ühe nurga peal nii palju, siis sa võiks ju igat nagu seda spektrit edendada üliviisakalt. See on, näiteks kunagi oli liigne näide, et ma diskuteerisin ühe inimesega suhkruasendajate teemal ja ta väitis mulle, et need on ikka jube jamad ja nende tõttu suren ära ja edasi ise samal ajal suitsu tõmmates. Vaata, see ongi ja tüüpiline siuke interneti tasandi või siukene teaduste vaidlemine ongi see, et üks vend tõmbab koni ja ütleb, et nüüd kuule see atsesulfaam ka ja aspartaam, see on ikka halb asi. Kuule, et sa ise tõmbad ju suitsu, et saad aru, mis seal siis nagu vahet on, sa peaks nagu igal rindel siis nagu nunn olema. Et see kogu see tõesti see mikrotoitainete värk ka, et söö seda, too toda või siis ütled, et kui sa ütled, et neid on nii vähe või neid on nii palju, mida iganes, kui sa kunagi seda ei mõõda, siis see on ju mõttetu nagu õhk, mida sa lihtsalt keerutad siin ringi ratast, et ole siis mees, mine, võta Synlabis, mis iganes laia spektriga testid, pane non-stop iga kuu, kõik määra verest, uriinist on ju. Et kui sa seda nagu ei tee, siis sa lihtsalt mingi mõttetu kangele, seda keegi ei vaja. Ja suvalt sööd sisse lihtsalt võimalikult palju mikrotoitainet teadmata sellest, et kas sul äkki on liiga palju hoopis midagi. Wow, mis nüüd saab, aga sa võib-olla sööd täiesti mööda seda. Vaata. Ja tegelikult me ei teagi seda. See on nagu see shocking news, et mõnda B-vitamiini võib kehas olla varu näiteks 2-3 aastat. Umbes, et 2020 kuni 2021 ära puutu ühtegi mikrogrammi seda asja, et sul on varu olemas. Vällikad lihtsalt. ja rabadepood, eks ole, meil kehas ja nii edasi. No igat asju on, jah. Et elu on täpselt nii keeruline, kui sa tahad ise selle ajada, eriti veel toitumisse puutub, et toitumine võib olla 10-osaline pusle, aga see võib olla 10 000-line pusle. Ja sellega on see heatus ka, et enam-vähem, et äkki see ärevus või see nagu pedantsus nagu tervisliku toidu järgi, äkki see on sinu jaoks ebatervislikum kui see, et üldse mitte nii väga põdeda selle tervisliku toidu pärast. Ehk siis põhimõtteliselt see, kui inimene on nii paaniliselt nagu enam-vähem, see peab naturaalne olema ja see peab, ega siin pestitsiide pole ja ega siin ei ole seda ja siin on mikrotoitained vähe ja kõik see stress, mida siis endale nagu eluga tekitad, võib-olla see on sinu tervisele kahjulikum kui see, et sa võib-olla võtaks veits lõdvamalt tervet seda asja, vaata. Et ülitervislik inimene, kes ostab öko, mahe, orgaanika asju, aga siis vaatab, et
aga mul rahakotis ei ole nüüd eriti raha enam alles, sellepärast, et need banaanid on 7 euri kilo, aga nad on Ecuadorist 19-aastase lapse poolt korjatud. Ja. Et midagi alaealine. Pestitsiidid, mida kasutatakse, võib-olla on ohtlikumad kui sünteetilised pestitsiidid, me ei tea seda. No, just. Või siis võib-olla seal on sünteetilised pestitsiidid peale, ilma et me seda tehaks, vaata, aga lihtsalt müüakse edasi võtta. Ja siis sa vaatad oma pangakontole, vaatad, et joh, ei tii, mul on raha nii vähe, vaata. Siis oled peast kinni, tuleb pulss üles, siis sul on keha stressis, tunned öösel ei saa magada, siis läheb uni veits pekki, siis läheb sealt nagu tekivad tervisehäired, vaata. Aga vähemalt on see ökobanaan laua peal, vaata. Et sa suudad olla see perele provider, aga kahju, et sul endal on mingi stressitase 100 nii-öelda. Jah. Ja siis on see, sul kaabki nagu see end goal, nagu see visioon ära vaata, sellepärast, et sa tegelikult tegid seda kõike sellepärast, et parem tervis oleks. Aga sa nüüd töötad ise endale vastu sellega tegelikult. Sa saad hoopis mingi pool südarit enam selle tõttu. No, jah. Jah. Ei, no nõus, jah. Okei, ühesõnaga. Et see toitumine, mis see võistluse ettevalmistus ongi, sul enam klassikaline suures osas siis läbi mõnda flexible dieting on sul ühesõnaga paindlik selles mõttes, et sa enam-vähem, kui on kiire, mida iganes, lükkad selle sinna sisse ja jälgid lihtsalt seda kõige olulisemat osa nagu dieedi tegemisest, energiabilanssi jälgid lihtsalt, et sa sellega pekki ei lähe, vaata, sest sa tead, et siis sul nagu kessa, vaata. Okei, kas sa hoiad lineaarselt enda ja siis seda, ütleme, võrdelisel tasandil hoiad oma nädalast kaloraaži või sa natuke lased seal kõikuda ka või mingi päev tunned, et ma ei tea, raske jalatrenn oli enam-vähem ja tunned, et kuidagi nagu see päev on nagu tühjem veits olla ka. Kas sa teadlikult vahepeal lased enda rohkem või sa surud korradi hambad risti ja lihtsalt kannatad selle päevaga ära? Jah, ma olen mõlemad teinud. Enamus ma olen pigem ühe numbriga lihtsalt teinud. Ma näen nagu loogikaid ühte teistpidi ja mulle tundub, et mõlemaid variante saab kritiseerida, aga mulle tundub, et summa summarum on nagu same shit. Et selles mõttes, et ütleme, et inimene A ja inimene B. Inimene A on näiteks kogu aeg 3000 kalorit, aga inimene B on mingi hea päev, raske päev, nii edasi. Aga kui keskmine on ikkagi 3000, siis see on ju veits nagu sama asi. Ma tean, et mõned mudelid on umbes sellised, et kui sul on mingi tohutu kulutus täna olnud, siis et näiteks, et võib-olla, et homme siis on rohkem kaloreid või siis, pigem ongi minu poolt küsimus, et kas siis peaks olema täna kohe, sest täna oli raske päev või siis peaks homme olema, sest mõni mudel paneb nii, et oleks järgmine päev rohkem kaloreid. Kuigi ikkagi ju füsioloogia ja need justkui soosivad seda, et kui sul praegu oli rõve kulutus, siis sa võtad praegu rohkem peale. Aga jah, ma olen mõlemad viisid teinud ja ma ei ütleks, et nad kuidagi väga erinevad. Ja mõnes mõttes, kui sa oled sellise lineaarse mudeliga, et tähendab seda, et su puhkepäeval sa saad ju nii-öelda süüa, mis on ka nagu teisest küljest võib-olla psühholoogiliselt nagu tervitatav nähtus. Ütleme, et sul eile oli küll trenni, on ju 3000, aga täna ei ole mingit trenni, aga sa oled ikkagi 3000, siis see võib isegi äkki olla nagu väike nagu preemiapäev või nagu kuidagi mõnusam. Versus see, et täna mul trenni ei ole, täna mul on 2000. Ma ei tea, inimene peab ise katsetama, aga ma arvan, et seal ei ole erilist erinevust. Ma ei suuda näha, et kui sul on ühtepidi 3000 ja teistpidi 3000, et kui väga see siis peaks olema. Jah, uuringud näitavad nii ja naapidi, aga täpselt minu arust ongi, et uuringud näitavadki nii ja naapidi. Et sisuliselt see, et kes seda rahastab, selle nagu pointi me suudame ära tõestada, veits nagu niimoodi tundub mulle. Sest meil on ju, USA-s on suht palju praegu seda fastingu juttu ja igasugust asju, et kuidas me nagu läheneme, et ühe nurgas me võime nii vaadata, see mees ikkagi saab 300 kalorit päevas. Et ainult sellist tähendab seda, et tal on mingi osa kõht nii rasedaks söödud, et ta ei saa liikudagi, sellepärast, et tal on mingi 15 minutit, kui see 3000 sisse tõmmata või on tal see 4 tundi või on tal, ma ei tea, mingi X asi, et mõnes mõttes whatever works ja mõnes mõttes iga asi töötab. Ma ise peaks pakkuma, siis ma arvangi, et see on puhtalt täiesti individuaalne ja see võib olla, kui inimesel on ka rohkem kogemusi iseenda nagu võib-olla söömiskäitumisega, enda nagu selle psühholoogilise nagu profiiliga, et kuidas tema nagu reageerib erinevatele stiimulitele, kuidas ta toidule reageerib, nii edasi.
püsimine ongi võib-olla kõige olulisem, ma arvan. Ja, et see mingisuguse adherence, ehk siis see nii-öelda see dieedist kinnipidamine, kuidas see maksimaalne oleks, vaata. Mõnel võib see reaalselt toimida, mõnel võib see reaalselt nagu motiveerida, kui ta teab, et millalgi näiteks ongi natukene kõrgem kaloraaž, vaata, siis tal on võib-olla nagu seda, sest lõppkokkuvõttes see taandub, füsioloogiliselt taandub niikuinii nädala keskmise kaloraaži peale tagasi alla, vaata. Nii et vahet ei ole, see on calories in, calories out enam-vähem. No mina panen. Aga siis ongi see, et enam-vähem, et kui me võtame indiviidi, kellel võib-olla reaalselt, kui ta reaalselt tunnebki psühholoogiliselt, et ta on mõlemad nagu meetodid läbi teinud ja tal on ühel juhul on tal lihtsam seda tervet defitsiidi nädalate viisi protsessi läbi teha, siis see on iseenesest ju okei, see on hea, vaata. Või siis teine ütleb, et tal ongi nagu lineaarsega lihtsam teha, vaata, jälle täiesti fine, vaata. Et tõenäoliselt kuhugi vaata nagu taandub, vaata. Aga öelda, et nagu kurat nii peab tegema sellepärast, et sa pead jalapäeval rohkem sööma, sest siis sa kurat jaksad ja mis iganes ainevahetus on kiirem, vaata. See päev ongi kiirem sellepärast, et sa rohkem sööd, vaata. Järgmine päev on aegsem, siis sa sööd vähem, vaata. Siis võib ka nii teha, et võidki kaaluda ennast, et kui sul tekib muster, mul kipub tekkima muster või kunagi ma olen vaatanud, et jalapäeva järgi on kaal madalam, siis järelikult ma kas higistasin rohkem ja kõik muu see sekundaarne või siis B, et oligi kulutus suurem ja lihaste siis energiavarud on nii-öelda rohkem tühjaks tõmmatud nii-öelda. Dieedi tingimustes ju ei saagi eeldada, et sa suudad neid varusid pidevalt täita, mis tõttu siis ongi ju kõik need muud päevad olulised meile, kus me trenni ei tee ja kus me ikkagi toitume. Et mis tõttu mulle nagu meeldib mõte sellest, et puhkepäevaga siis ikkagi kütad natukene toitu sisse, et on vaja taastada ikkagi. Taastamine lähebki pigem kehvemaks ilmselt sest et näiteks kui hooaeg läbi saab ja siis sa oled hobuse moodi söönud, siis võib olla see, et see pumpefekt, mida lihases tunda ja nii edasi, et kõik need muutuvad hoopis teistsugusemaks, nii-öelda palju vihasemaks ja võib-olla siis mõne asjaga tuleb nagu tühja koha pealt jõudu metsikut juurde mingi ajaga. Eks siis jah, ta on suuresti, tõenäoliselt ongi individuaalne mõte. Okei, ühesõnaga, sul on prep, see on see, kuidas sa nagu sellele ise lähened, kuidas sa nagu võistlused saavad sul läbi, kuidas sa talitled, mis sa teed? Lähed pinži? Ja mul lemmiksoovitus ikkagi tegelikult päris paljude puhul ongi see, et enamasti öeldakse nagu siuke üli nagu mingisugune nunna kloostris, et söö siis natukene juurde ja vaata, et sa üle mingi poole kilo nädalas ei võta juurde või mis iganes. Ma saan sellest aru, aga mulle natuke meeldib see mõte, et söö siis mida tahad, palju tahad, kuna tahad. Lihtsalt mina pigem kipun nii talitlema ja mis see tähendab on seda, et mul on mingid päevad või mingid perioodid on üsna ebamugav olla, sest ma olen nii täis söönud ennast. See kindlasti tõmbab mikrofloorale korraliku šoki seedimise poolelt, et mõni võib-olla ei saa potile minekuks põhjust ja mõni võib-olla peabki poti peal istuma. Igat pidi võib minna, eks ole, sõltub sellest, mida sa sööd ja nii edasi. Aga dieet on ikkagi pigem toitumishäire ja sellest välja tulek kõige kiirem on see, kui inimene saab süüa nii-öelda silmade ja suuga kõike, mis ta tahab. Et mulle tundub, et palju parem minu kui sportlase mõttes on see, et ma panen nädal või 2 nii-öelda hullu. Selge see, et ma söön valku ja nii edasi ikkagi neid asju, aga ma söön igasuguseid muid asju, mida ma tahan. Et 1 või 2 nädalaga tõmban enam-vähem ennast jokki tagasi ja siis lähen nagu sportlane edasi versus see, et ma mingi 2 kuud ronin ääri-veeri kalorid lisades sellest välja. See on see sama recovery diet versus reverse diet nagu debatt vaata enam-vähem. Reverse diet on siis see, kus sa peaksid enam-vähem, sul on see võistlus võetame nüüd läbi ja nüüd hakkame esimesed nädalad lisame võib-olla mingi 100 või 150 kilokalorit nädalas, vaata, sa trackid edasi, kuradi kalori pealt on kõik 150 kilokalorit saad rohkem süüa. Nälg on jõhker, motiveeriv faktor, milleks on võistlused on läbi, ehk siis sul on veel rohkem seda teha, sest sul on palju nagu oma trackingust kinni ja defitsiidist kinni hoida, kui sul on 3-4 võistluses sa tead, et nagu sa oled laser focused, vaata. Võrreldes sellega, sul on kõik ja nüüd mul on jõhker söögiisu, ma tahaks räiget lubada endale asju ja MyFitnessPal ütleb, et on kõik, vaata. Ja siis sa lähed iga õhtu magama ja siis sa kannatad ja kannatad ja kannatad. Siis ongi see sama teine näide, et sa lased täiesti vabalt
süüa, sa lased täiesti vabalt nagu taastuda enda nagu tervel füsioloogil, kõigil nagu talitlusel ja siis mingi hetk nagu see stabiliseerub või sa ise stabiliseerid seda ka natukene aja jooksul ja siis tuled sealt pidi seda välja. Ma ise julgen väita ka, et see nagu siuke kontrollitud recovery diet on tõenäoliselt nagu mõistlikum variant. Aga selles mõttes kontrollitud, et sa ei ole nädalaga +7 või +10 enam-vähem kilogrammi, vaata. Sest see võib täiesti individuaalne olla, et mõni inimene võib tõenäoliselt endale ka, ma ei tea, 2 nädalaga suudab 15 kilo küll juurde süüa, ma arvan. Kindlasti, eks see sõltub ka sellest, vaata, mis su see kategooria on, et kui see on mingi 100 kilo kanti inimene, siis see on täitsa usutav. Noh, ma arvan, et oli ka äkki mingi 3, 4, võib-olla kuni 5 kilo, aga üks asi ongi see, et sa oled nii vaakumis olnud, et kõik need depood saavad ilusti täidetud, noh, siis tahab sellega ka pisut seda nii-öelda vett ja vedelikku. Siis on see, et su ainevahetus, ütleme, et sooles on veel eilset ja üleeilset sööki ka sulle, et tegelikult on niimoodi, et esimese hooga läheb kaal ülesse, siis natuke püsib ja siis kukub veits alla tagasi. Ehk siis, kui sa hakkad nagu normaalselt, argiselt sööma või siis sõnastame teistpidi, esimene kord, kui sa nälg hakkad jälle taas tundma. Muidu sa vajad lihtsalt. Pluss, sul on vaja alguses mingil määral rasvaprotsenti juurde võtta, sest see on reaalselt ebatervislik tase, kus sa oma rasvaprotsendiga oled võtta. Sest samamoodi, tõenäoliselt nagu reaalselt nagu sul füsioloogia taastumiseks sul ongi vaja reaalselt nagu rasva juurde võtta. See ei ole normaalne rasv, kus sa oma inimkehaga oled, see on nagu debiilne täiesti, vaata. Külm on. Jah, et nagu su eesmärk ongi rasva juurde võtta, vaata. Võistluse läbi ma pean rasvasemaks saama. Nüüd on see vastumine mindset, vaata. Aga ongi teatud piirist nagu kuidagi see kontrollitud enam-vähem oleks, vaata, et sa nagu 20 või mis iganes, sellel tõenäoliselt ei ole nagu üldse nagu mõtet, et kui sa lähed nagu väga ekstreemse fat gainiga nagu mitu kuud järjest näiteks, vaata, see on nagu, tõenäoliselt on mingi nagu piir, et see peab jääma, aga ma ütleks sama, et mingi 3-5 kilo, ma arvan, peale võistluse juurde võtta, ma arvan, suhteliselt lühikese ajaga on tõenäoliselt väga normaalne. Ja pigem ilmselt ka vältimatu. Ja kui taastub sellega söömiskäitumine normaalne, nagu enam-vähem siuke normaalne, food focus võimalikult kiiresti ära kaoks ja et su, ütleme see psühholoogiline pool ka nagu talitlus taastuks, sest tegelikult ju sa ei taha nagu ka olla väga kaua enam nagu siuke natukene munn oma lähedaste vastu. Oleneb, kui hästi sa seda nagu suudad nagu jälle puhvriga nagu peita enam-vähem. Hoiad seda sees, vaata. Aga nagu keegi ei taha ju niimoodi, et sul on võistlus läbi ja 3 kuud peale seda sa mõtled ikka ainult toidust ja trackid ja hoiad hamma. Nagu tunned mingi õhtu, et nagu sa oled näljane ja siis natuke närviline ja siis kuidagi proovid nagu elukaaslases seda nagu mitte nagu midagi öelda lihtsalt, vaata. Aga nagu ammu läbi juba, et nagu aitab, nagu tule välja sellest, ole normaalne inimene jälle, vaata. Kes seda ikka torisijad tahab, on ju? Ja, et selles mõttes jah. Okei, no väga mõistlik, põhimõtteliselt me saame täpselt samamoodi aru asjadest. No näed, väga hea. Kuidas sa trenni teed siis? Kuidas või? Jah, no ma ei tea, kuidas sa planeerid oma treeninguid. Kas sa nagu paned kirja ka asju või sa oled see, kes läheb nagu saali ja siis vaatab enam-vähem, et läheb selle lat pull-downi juurde, vaata. Teeb nagu 2 seeriat. Ma ei tea, seljale ei ole hea tunne, läheb teeb natuke võib-olla rinnaharjutust, vaatab, et rinnale päev, vaata. Jah, kuidas võtta. Mul on pigem nagu organiseeritud kaos see asi selles mõttes, et ma tean, mis kehaosa või mida ma lähen töötama, aga mul ei ole nagu, tihti on ka mingid harjutused, kindlad harjutused, mida ma lähen siis tegema, aga ma kirja ei pane. Et mul on kuskil 12-13 vihikut täis kirjutatud neid asju, ma kunagi niimoodi alustasin, aga see on ka see, et andmete kogumine on mõttetu, kui sa nendega midagi peale ei hakka. Kui sa lihtsalt kirjutad vihikusse ja teed trenni, siis sa võid samasti peaaegu mitte kirja panna. Et kui sa sellega midagi, kui sa seda ei sünteesi kuidagi, et kui sa ei tee mingid järeldusi seal. Tõsi, märkmik annab ju selle, et sa tead, et eelmine kord tegin 80 kiloga, nüüd ma siis üritan juurde panna või mida iganes. Aga jah, et ma ilmselt ei lähe kunagi märkmiku peale tagasi, sest ma ei näe sellel erilist vajadust. Ma lähen ikkagi treeni nii, et täna mul jalapäev, võib-olla ma tean, et ma tahan teha jalapressi kükki, võib-olla eeskükki või siis, et aga ma olen ka võimeline ümber mängima, et kui see üks masin on hõivatud, siis ma teen sellega hiljem või ma ei tee seda üldse, et teen hoopis muu asja. Seal on ju ka ikkagi igatpidi kasutegureid, et
mingid tuttavad harjutused, nende pideval tegemisel on kasutegur, samas ka X asjade tegemisel oma kasutegur, et mul on nagu näib ikkagi, et igal juhul on võimalus võita sellest asjast. Eriti kui eesmärk on meil pigem nagu lihast suuremaks ajada, siis on üsna sekundaarne see minu silmis, et kas sa teed nüüd kogu aeg seda ühte sama harjutust, või sa teed seda harjutust, aga teed ka mingid X asju. Et kui ma tahaks nagu kükist tugevamaks muutuda, siis oleks loogiline, et mul oleks väga spetsiifiline tabel protsentidega, kuidas seda teha. Et see oleks kõige efektiivsem meetod. Kui sa tahad nagu lihast kasvatada, siis pigem me võib-olla räägime sellest, et õpi normaalselt pingutama ja ürita nagu piisavalt anda endast. Et ja kui trennide arv tuleb suhteliselt suur nädalast, siis on ka see asi, et iga kord ma ei saa ju täpselt samaväärselt anda, et siis märkmik hakkaks mulle ju nii-öelda valetama, et ma ei jõua täna sotiga teha, sest ma juba 3 päeva tagasi tegin. Et siis seal ongi see nagu dünaamilisus jällegi sees, et ma teen kas nii palju kordusi või niisuguse kiloga, mis ma nagu suudan täna teha või jõuan täna teha. Teine asi on see, et kui palju trenni teha, siis ikkagi keha hakkab kuskilt otsast lagunema. Ja siis ma mängingi alati selle sinna sisse, et ühest otsast laguneb, teisest otsast parandab nii-öelda või et mängid ümber. Et nüüd viimane periood oli mul ranne natuke kehvem, siis ma näiteks kas rinda üldse ei teinud ja tegin hoopis teistmoodi selleks, et ranne saaks taastada, sest et ütleme, kangi surumise liigutus või kangi, see ütleme, selline suund oli ebameeldiv, aga jõutõmbe jaoks nii-öelda rippu kange oli okei. Et ikkagi tuleb pigem suht targalt teha, et siis nagu kestab. Et ma ei näe, et peaks tingimata kogu aeg panema kirja. Märkmik on siis ja kui sa paned kirja, et näiteks, et mingi 12 veebruar, nüüd mul hakkas see häda pihta ja hiljem saad nagu teada, et ma paranesin ikkagi 2 nädalat sellest või 3 nädalat või et see on mul nii kaua kestnud, äkki peaks tegelema. Et ma ei leia, et märkmik nagu vajalik on, aga ma arvan, et see on päris hea asi algajale, lihtsalt, et õpetada süstemaatilisust inimesele. Nagu ma ütlen, mul on terve virn neid märkmikke. Mul on ka, aga kui sa mõtled nagu selle peale, et okei, et kas sa paned endale ka vahepeal mingeid jõunäitajate eesmärke? Ma ei mõtle nagu mingid ühekorduse, vaid ma mõtlen nagu reaalselt tööseeriate, nagu pikemate seeriate jõunäitajate eesmärk, et sa mõtled nagu näiteks enam-vähem okei, et valid mingi baasharjutuse näiteks ja siis mõtled, et tahaks nagu võib-olla 2 kuu jooksul nagu progresseeruda selles, et olla 2 kuu pärast selles samas nagu liigutuses tugevam, kui sa praegu oled, eeldusele, et kui sa suudad oma nagu kehalise võimega, milleks on siis antud juhul sinu jõud, kui sa suudad sellega nagu 2 kuu pärast standardse tehnikaga, täpselt sama tehnikaga suudad suurema raskusega näiteks sama palju korduseid teha või siis suudad rohkem korduseid teha sama raskusega, tehnika sama, et see nagu väljendub mingis mõttes ka lihasmassi kasvus. Kui me loodame, et nii on, vaata. Et kas sa nagu paned enda neid eesmärke või sa selles mõttes nagu suhteliselt nagu intuitiivselt treenid, et lähed trenni ja siis kas sul on nagu umbes meeles, mida sa eelmine kord tegid näiteks või sa vaatad tunde järgi lihtsalt ja siis ta nagu see jõunäitajad sul nagu lainetavad aja jooksul kogu aeg või kuidas see? Ei, ma ikkagi üritan mingi asjaga üles ronida ja mõne asjaga võib-olla siis kuidagi nagu, igal juhul ma üritan ikkagi seda lihast nii-öelda heas mõttes ära tappa üldiselt. Et seda nagu ei ole, et nüüd et kuidagi selge oleks järgmisel päeval täpselt samasugune, et ei, ta ikkagi annab siit ja sealt tunda. Et see on nagu see sügavam eesmärk, et kipub ikkagi nii olema, et see on nagu justkui oluline ka, jah, see ei ole indikaator, et kui hea see töö oli, aga igal juhul, kui ta tunda annab, siis ma tean, et see oli hea töö. Jõunäitajate poolest, jah, mul ikkagi pakuvad huvi need, et ma olen, mingi suvaline näide oli rinnalt surumine, et 100 kiloga, et kui palju ma neid kordusi saan. Ja see oli ka mul alati see indikaator, et kui palju dieediga ära kukub. Et ma tean, et näiteks mul võib dieediga minna 7-8 kordust kaduma, mis on nagu palju. Et mingi hetk hakkasid suruma ja siis vaatasid, et kui palju neid kordusi tuleb ja siis iga kord tegin ühe seeria sellise, kus ma üritasin nagu nii-öelda kõik sellest anda, et näha, et kus ma umbes praegu olen. Et laias vastus ikkagi jõunäitajad kogu aeg pigem nagu ronivad üles, aga mõne harjutusega lihtsalt ma ei prioritiseeri seda, et ta nüüd hullult peaks üles minema, sest et see liigutus ise ju saab olla niivõrd erinevalt teostatud ka, et kas ta on murdosa sekund kiiremini aeglasemalt, kas sa teed
üleval pausi, kui sa teed, siis kui pikka pausi ja nii edasi, et ma nagu, jah, ma saan aru küll, see progressiivne ülelaadimine, siuke, noh, nagu kuum termin või teema, aga noh, ma arvan, et korralikult see lihas nagu ära tappa, ilma et see oleks 3 tundi jõusaalis, on ka nagu väga oluline, et noh, me alati ei saa nagu rääkida sellest, et ma lähen teen täiesti standardset trenni iga jumala kord. Ja ei, ma mõtlen, et ma ise teen niimoodi, et mina nagu näen näiteks suurt väärtust selles, kui ma valitud harjutuste progressiooni trackin. Mina nagu N-1, vaata, ma saan sellest nagu väärtust selles, et ma saan suhteliselt hästi sihtida nende valitud harjutuste progressiooni aja jooksul. Ehk siis ma saan nagu... Teasta mingil määral, noh, ka teatud harjutustega just nii, nagu sa ütled, jah, just, et tehakse lihtsalt, et see et kas siis plaat või kilo võiks nagu vaikselt üles minna, et see oleks nagu eesmärk. Ja teinekord siis, noh, kütta meelega mitu plaati näiteks juurde, et vaadata, et kas ma jõuan või kui ma jõuan, aga et mitte nii hästi, aga adekvaatne arv kordusi tuleb, siis ma jäängi selle juurde, siis saab olla platooks nagu või nagu ülemineku raskuseks järgmise kilo juurde nii-öelda. Ja siis mingid harjutused näiteks ongi nagu madalam prioriteet, vaata. Näiteks ongi, et nad on nagu maintenance'i peal, et juhul kui progressioon esineb, kui esineb, pole midagi. Ja siis on seal juures veel nagu autoregulation, ehk siis tähendab seda, et kui ma reaalselt mingi päev tunnengi, et ma ei viitsi seda teha, siit on kuidagi natuke mingi asi kange, vaata, mis iganes, et siis alati on vabadus asju välja vahetada, vaata. Aga nagu vähemalt mina nagu treeningus, nagu ma näen, jah, aga sa teed seda samamoodi tegelikult, vaata, lihtsalt sa teed seda võib-olla rohkem intuitiivselt, vaata. Mina nagu panen nagu endale spetsiifiliselt nagu mingid väiksed eesmärgid ja siis ma saan nendega nagu just valitud harjutustes liikuda, sest samamoodi ma ei näe nagu ka mõtet täiesti jäigal süsteemil, et see on nagu suhteliselt hunja, et kui sul on nagu täiesti paika pandud treeningkava ja siis see, ma ei tea, kuude viise ei muutu, vaata, sa võid täpselt samu harjutusi kogu aeg käid seal saalis tegemas, täpselt samade raskuste kordustega, proovid kogu aeg progresseerida, et see tõenäoliselt ei ole ka väga nagu edukas lähenemine. Et tõenäoliselt see kuldne kesktee selle jäikuse ja paindlikkuse vahel, kus sul on ka vabadus nagu ise reguleerida neid asju vahepeal, aga samal ajal sa ei pane ka niimoodi, et kui sul on uuesti surumis, ma ei tea, pead horisontaalset surumist tegema, mis iganes rinnaharjutuse sa siis näiteks valid sinna, et siis sa nagu iga kord paned täiesti, ükskord teed 20-seid, teine kord teed 5-seid, kolmas kord teed 8-seid ja siis kogu aeg vahetad täiesti kõiki neid harjutusi. Et siis tõenäoliselt on ka see, et sul on nagu suhteliselt raske nagu jälgida seda, et mida sa aja, et kui sa sama harjutus samas kordusvahemikus kordad uuesti 3 kuu pärast näiteks, et siis on nagu suhteliselt nagu seda trackida, et kas sul on progress ka seal sees või sa lihtsalt lahmid mööda saada. Kindlasti jah, siis on nagu keerulisem. Kuigi võiks ju ikkagi oletada, et lihasmassi seisukohast on see ikkagi piisavalt hästi tehtud, et ongi, et mulle tundub, kui sa tahad lihtsalt suuremaks minna, siis kohale minemine on kõige olulisem, siis suuremate lihasgruppide nagu adekvaatne hagu andmine on ka jube oluline, et natuke see, mida sa teed, on võib-olla pigem isegi sekundaarsem, aga kui sa tahad nagu jubedalt palju suruda või kükkida või jõudõmmet teha, siis on tungivalt soovituslik mingi periodiseerimine. Samas on ka seal mingi miljon varianti, mis näitab seda, et ka seal tegelikult suhteliselt suvaga kütta lihtsalt aeg-ajalt juurde, umbes siuke lühidalt nagu meetod, mis domineerib. Et ju ma olen rinnalt teinud näiteks niimoodi, et on umbes 500, siis võib olla mingi 10 ja siis on kuskil 40-50 seeriat. Ja ongi niimoodi, et üks rinnatrenn, järgmine rinnatrenn, kolmas rinnatrenn, siis niimoodi tulebki niimoodi, läheb kas alt üles või ülevalt alla. Et see kindlasti kõige raskem sellest vast on need pikad seeriad. Üsna suurt raskust mõni kordus liigutada on suhteliselt lebots. Ma arvan, et kindlasti mõni ei ole sellega nõus, aga kindlasti kõik ei ole üritanud 50 seeriad rinnad suruda ka. Et see on nagu see, kui sul 30 peal läheb nagu raskeks, aga sa paugutad 15 veel sinna otsa. Et see on normaalne revestamine, aga jällegi iga kord võib-olla ei tasu seda teha. Ja siis on jah, need reps in reserve ja umbes mingi, mis iganes, et kus on nagu relvaähvardusel kordused või see on lihtsalt see, et mul läheks raskeks või enam ma ei jõua. Et jah, aga ma ka pigem nagu suhteliselt mingit ühte süsteemi ka nagu korraga, et nagu tõesti ei ole niimoodi, et nagu pillapalla ma ka ei tee.
et ma ütlekski, et võib-olla see, mis nagu rinnaga toimub, on juba veits lihtsalt nagu tore, et ma üritan iga nurga alt seda teha. Või selles mõttes, et kindlasti lendamise liigutustele nagu rohkem rõhku panna, sest et rinnalihas on piisavalt normaalne, eks ta võiks muidugi paremaks veel minna, aga ma leian, et on pigem nagu pool valmis toode, et säilitamine, kiudude kompositsiooni muutus, kõik on juba kasutegur lihtsalt, mis tuleb. Et pigem see, et selg võib-olla oleks jälle nagu laiemini edasi ja ma pööran rohkem tähelepanu seljale, et seljas on nagu miljon lihast, et need detailide kaupa saaks läbi. Et siis kui ma tunnengi, et võib-olla mingi turja ja trapetsi osa on nagu enam-vähem, siis saab sinna teha, aga võib-olla on nii, et lailihas on väga kotis omadega või lailihase kinnitus on mega ülekoormuses ja valulik, siis saab nagu ümber mängida, aga jah, et võib-olla selg ja jalg ja mingisugune rinnaosa võiks nagu põhivati saada, et see, mis nagu biitsepsi või triitsepsi mingi kilode või kordustega toimib, see on mul jumala savi, sest see ei ole eluses rolli mänginud. Mul on ka täiesti, seal lihtsalt tunnet, seal on nagu, see ongi see, et kuidas nagu võib nagu kategoriseerida harjutusi, et nagu osa ongi need, kus on rohkem nagu baasharjutused, kus sa saad rohkem nagu mõelda progressiivse ülekoormuse nagu ideed, saad rohkem mõelda, et sa proovidki nagu progresseerida seal. Ja siis teine see balanss on see, kus sa lähed nagu rohkem lihastunnetuse harjutuste peale, mis on rohkem isolatsiooni harjutused. Ja seal tõenäoliselt ongi see, et nagu peas, et sul on hea lihastunnetus, sa teed oma täisamplituudist, peed piisavalt töömahtu lihtsalt läbi ja ongi kõik põhimõtteliselt. Ma seal samamoodi käte ja mingid õlakeskosa, mingid lendamised ja asjad ja nii edasi. Et seal on pigem lihtsalt töömaht, pigem töötad selle töö intensiivselt, pingutusaste on kõrge, vaata, et ei släki seal, vaata, aga et seal hakata nüüd nagu mingi microloadingut kilode kaupa tegema, et eile tegin 30 ja täna teen 14 kilost antidega. Suhteliselt võimatu on teha põhimõtteliselt, sellepärast, et see 1 kilo on juba protsentuaalselt nii suur, et see ära põhimõtteliselt. Ma arvan, et see ei ole mõte nagu lolliks minna. Jah, võib-olla õla puhul ma tean, ma olen teinud nii, et vaata õla puhul ju tihti, või kui sa lendad siis 10 edasi, sõltub jõusaalis, kas sul on 10, 12, 14 või sul on 10, 12, pool 15. Et ma olen seda küll üritanud, et võib-olla, et saaks selle järgmise hantli peale ja siis äkki veel järgmise hantli peale. Aga seal on jällegi see, et õlg on nii oluline liiges, kui see midagigi ütleb, et peremees, et mõtle 2 korda, siis ma mõtlen 2 korda. Et seal lihtsalt ei ole nagu, see on lihtsalt liiga tark otsus nagu anda järgi nii-öelda, kui vaja. Õlaga ei jamata. Õlaga ei taha kunagi jamada. Ja ranne on ka muidugi suhtuke fissi asi, mida ei taha nagu eriti, kui sa ei saa midagi käes hoida, siis on suht nagla värk. Aga see on vist sinu teema rohkem, et mul konkreetselt, jah, see on individuaalne, vaata, igal inimesel ongi midagi. Minul näiteks vahepeal on midagi siin seljas habaluu peal vahepeal mingid, kui ma väga suure treeningkoormusega treenin, siis vahepeal annab midagi seal tunda enam vähem. Tavaliselt ongi siis, kui ma olen nagu natuke kipun nagu alataastumisse minema, vaata, siis nagu kuskilt annab sealt tunda. Igal inimesel tõest oma. Kuidas? Ma arvan, ma tean, kuidas seda korda teha. Teada? No väga hea. Siis Kas sa räägid ja mis seal häda on? Ei jõua seda siin teemaks võtta. Ma arvan, et kui see nagu läbi saab, siis räägime. Aga see on see, et ma ise pean käed sama külge panna. Okei, aga me saame ideest vähemalt ikka rääkida. Jah. Siis millalgi vaatame, kus käed külge paneme. Jah, just. Ei, see on tõesti, et ega kui ma kus ma trennis käin, ega siis iga kord ei ole, aga ikka väga tihti tuleb ette jah, et mina kui füsio ka on ju seal pean toimetama nii-öelda või ja siis mis ja kus koha peal. Aga jah, et ütleme, vaata see enda, kui see pingutusest sellest rääkida, siis ega lava on ju ka oluline, et sa oskad sa hästi poseerida ja tunnetada, et sa tead, mis mingi X kohta oma kehas nagu pingutada või välja poseerida või välja keerata. Et seetõttu ongi ülimalt kasulik, kui see treening toetab sihukest enese tunnetamist ja keha tunnetamist. Et mis tõttu mõned harjutused võib-olla on nagu paremad, mõned kehvemad, aga igal juhul, et ma tean, mõni ei poolda üldse sihukest kraadide ja biomehaanika nagu asja. Minule see meeldib, minule see sobib ja mul on tunne, et tegelikult kui ma inimestele seda õpetanud, siis see on ikkagi resultatiivne asi ka. Et ütleme see, et sa teed mingit harjutust, et kas sa oled natukene nii või naa ja siis tuleb minusugune vana, kes ütleb, et kuule, mingi paar senti lükka veel üles või sinna või tänna suunda. Nagu ütleme siis vaatad kraade ja sentimeetreid. Aga see tuleb pärast kasuks, sest kui inimene oskab niimoodi sentimeetri fiksida, siis pärast poseerimist trennis
öeldes talle, et kuule, natuke see või too on ju, ja ta saab täpselt aru, mida on vaja teha ja millega seda peab tegema, seda saavutama. Et siin jah, olid naised, kes käisid poseerimas, nii-öelda minu treenitavad ja siis tõdetigi fakti, et kurat hea on sihukestega tööd teha, et ütles, et lükka see koht välja ja ta teab, millega seda teha. Aga see on, seesama sa ütlesid, et nagu mõned arvavad, et see on nagu jama, aga selles mõttes, ma ei tea, minu subjektne arvamus, et see on kulturismi treeningu A ja O tegelikult ju. Selles mõttes, et see, kui sa jälle tules tagasi selle põhimõtte juurde, kus on, ütleme, sul on baasharjutused, rohkem isolatsiooniharjutused, et enam-hem jah, et kui sa proovid, ma ei tea, 3 korduse maksimumi kangturjal nagu arendada, progresseeruda, siis sa ei tee seda nagu lihastunnetusega. See ei ole nii, et sa eksentrilises oma suure tuhale lihased tunned. Mõnus, nii hea. Ma proovin 4 peaga üles tulla, vaata. Mingid tuhevad ei aktiveeri seal, et sa lihtsalt power, yes or no on see. See on puhas närvisüsteem. Sa ei tunne mitte, sa põhimõtteliselt ühtegi lihast, sa lihtsalt lähed. See on puhas nagu power, vaata, täpselt võimsus tootmine. Aga niipea, kui me lähme sinna, kui meie eesmärk on kehakompositsiooni parendamine ja minu subjekt, kui ma nagu lugenud ka olen, siis ma julgen väita, et nagu kui lihastunnetus täiesti puudub mingi 10 kordusvahemikus ja tihti ka rohkem isolatsiooniharjutuste puhul, siis see on nagu absurd tegelikult. Sa tegelikult, et sa siis tegelikult ei rakenda absoluutselt oma seda potentsiaali, sa ei oma seda närvisüsteemi, seda ühenduvust, sa reaalselt ei taju seda oma keha, enda lihast seal liikumises suure tõenäosusega. Suured seal on nagu, oleneb palju seda kirjandust toetab, aga kindlasti selle lihastunnetusel ja siis ütleme selle reaalselt selle lihase tööl mingi seos on olemas ühesõnaga. Et sa kas sa reaalselt nagu tajud seda kokkutõmmet seal või sa tõmbad liigutust lihtsalt, et seal on suht kindlalt on seal see nagu, seal on mingi efekt, mingi mõju on seal olemas. Nojah, need mind muscle ja igasugused asjad, eks seal on ka jah, nagu nii ja naa, aga ma ütleks, et isegi kui seal nagu kuidagi hüpertroofia seisukohast ei ole kasutöökord, siililegi on selge, et laval seal on kasutöökord. Nii et kuna me ikkagi tahame nagu võistelda, siis kui ta on täpselt sama efektiivne, aga mitte parem, siis laval ma olen igal juhul parem seeläbi, nii et minu jaoks on piisav, et öelda, et asi on efektiivne. Absoluutselt, 100%. Vot, okei, no väga hea. Kuule, aga me tegelikult pull on see, et ma tegin mingi 20, ma arvan, mingi 23 küsimust, midagi sihukest. Ja me oleme tund 42 rääkinud ja me oleme mingi 4. küsimuse üles, et põhimõtteliselt. Aga see on see, et tuleb volüüm 2 ja 3 teha ja nii edasi. Aga see on huvitav, vaata, siis tegelikult me räägime nagu treeningu, suuresti me läksime nüüd selle treeningu ja toitumise maailma sisse, vaata enam-vähem. Ja näha on, tund 43 oleme rääkinud ja et see ongi see, et meil mõlemal on tõesti nagu huvitav sellest nagu rääkida. Ja sellepärast aeg läks nii kiiresti, tegelikult oleks võinud nagu järgmiste küsimuste peale minna, vaata, aga lihtsalt nagu ei saa. Mõte läheb edasi ühe pealt järgmise peale kogu aeg, vaata. Aga jah, ma ei tea, ma ei julge seda väga pikemaks lasta, sellepärast keegi viitsi seda lõpuks kuulata. Vaadab, et uus video on uploaditud 24 tundi. Suvita, kas see on repeat'i peal või? Keegi ei vaata lihtsalt. YouTube'i algoritmis on juba sees, et kui nagu see väga pikk sul on, siis nagu see tavais ei koti kedagi, ma ei näita seda kellegile, vaata. Tund 40 see, et vaata, mingi inimene saab terve trenni sellega ära teha, nii et see on õige aeg nagu joont tõmmata. Jah, sellest on nagu õige aeg nagu piiri tõmmata, vaata. Muidu kuradi, sa enam seda koduteele ei viitsi panna, vaata. Samad vennad ikka. See läheb nüüd juba ainult DVD peale, vaata, ei mahu enam mujale. DVD, vaata, see on nüüd korralik minevik ikka, millest me räägime. No on küll, jah, ja siis kujuta ette, kus on välismaal võistlema ja öeldakse, et muusika andke CD peale, sest jopem, kus ma plaadi leian, kus ma leian, et ma pean mingisse muuseumisse sisse murdma, et kirjutaja leida. Ma sellest mõtlesin praegu, et enam-vähem muusika CD peal. Mu esimene küsimus oleks see, et kuidas ma selle sinna peale, ma võin CD kuskilt leida veel, kuidas ma selle sinna peale kirjutan? See on see, et okei, et mul on see muusika seal plaadi peal, ütleme, et mul pole ühtegi auku, kuhu seda plaati toppidagi, või siis kui ma topin selle kuskil auku, ega siis ta mängida ei oska seda. Jah. Et seina praegu ma võin ka väga peita, aga et... Vot, kuule, aga ma ei tea, me võime vabalt millalgi mingi osa veel teha ja nagu räägime, arutame neid sarnased teemasid. Sest nagu näha, siis nagu jutt jookseb ja ma arvan, et nagu peaks otsa kokku Kuule, aga ägena. Aga ma ei tea ega midagi, et
suhtleme, näeme. Soovin sulle sinu uues siis lisandunud ametis ehk siis pereisa ametis edu ja siis kõikides muudes ametis, mida sa väga edukalt siin oled teinud. Hunt Kriimsilma oma mingi 7 ametiga enam-vähemalt. Jack of all trades, master of none. Tõsi, jah. Kreisi tasku nuga vähemalt on punane. Jah. Nii et selles mõttes soovin sulle edu sellega ja suhtleme, näeme ja tänud, et tulid külaliseks ja ega midagi. Davai, kuule. Sulle meheks ja kõik head sulle ka.